Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Indrek Soom, Initiative'i partner ja tegevjuht. Tere! Tervist, absoluutne au olla siin. No väga hea. No ma esiteks ütlen, et tegemist on siis meediaagentuuriga, aga räägime sellest kindlasti ka hiljem, et mis selle meediaagentuuri teenuspakkumisse täna üldse läheb. On ju. Ja täna tuleb kindlasti juttu meediastrateegiast. Ennem muidugi, kui nende teemadesse lähme, siis on alati huvitav teada, et kuidas inimene üldse sattus valdkonda, et kui sina olid, pole mõttest põhikoolist rääkida, keskkool on siuke juba koht, kus siis minnakse välja, et kui sina keskkoolis olid, siis sa teadsid, kuhu sa rühid või? No see sõna sul sattus on märgiline, et see täpselt nii oligi, et ma olen pärit Rannust ühest väiksest kohast Võrtsjärve ääres, kõige lähedasem selline arvestatav koht oli Elva, et anda natukene aimu, kust, et ma täismaakas. Ja ega nõukogude aja siukene pärandiga, et ega ma ei teadnud keskkooli ajal küll, et kesmust saab, et tegelikult ma teadsin, ma tahtsin DJ-ks saada. Sellepärast 90-ndatel DJ-d olid kõige ägedamad vennad, ja ma käisin isegi Tartus DJ koolis või DJ-de koolis ja sealt on sirgunud nii mõnigi tänane tegija, aga õnneks või kahjuks must DJ-d ei saanud. Ma olin küll kooli DJ, aga see lõppes keskkooliga ära see pidu. Ja tegelikult oligi suur küsimus peale keskkooli, et mis ma tegema hakkan, et kuna mul ema oli inglise keele õpetaja, siis mul inglise keel oli suhteliselt hea, tänapäeval on kõigil see hea, aga tollal see oli natukene selline võib-olla keerulisem omandada kui tänapäeval, aga majandus või kogu see ühiskond suundus sinna poole, et ärimehed olid ikkagi sellised, kelle poole alt üles vaadati ja ärimeheks said tavaliselt juriidilise haridusega tegelased ja ma tahtsin tegelikult juuresse minna. Aga ma ei saanud sisse ja Tartu Ülikooli. Aga ma sain sisse inglise filli, nii et ma oleks peaaegu sinna läinud ja ma ei kujuta ette, mis ma täna oleks teinud inglise filliga, oleks kuskil õpetaja olnud. Võib-olla oleks tore olnud. Aga õnneks ma sain tegelikult samal ajal sisse Tallinnasse, oli siuke kool nagu Eesti-Taani ärikolledž ja ärijuhtimisse siis turunduskallakuga. Et sealt koolist on tulnud kõvasi nimesi, et legendaarseid tegelasi, et kõige legendaarsem võib-olla on Genka, kellel on enne legendaarne rekordseama, ei tea, raadiojaama, aga Karl Multerid ja kes seal kõik olid, et oli selline, tol hetkel tundus siuke päris äkiline kool ja täna vist ta Tallinna Tehnikaülikooliga seotud, aga siis ta oli Eesti-Taani ärikolledž ja sattusin täpselt, sattusingi puhtjuhuslikult õppima ärijuhtimist, mis tundus hästi perspektiivikas ja seksikas. Turundusest ma ei teadnud mitte midagi, et see oli puhas juhus. Kui Karl on rääkinud selle kooli kohta ka, kui ta siin käis, eks ole, et tegelikult see turunduse nuusutamine seal oli päris siukene, värske, jah? Et te midagi ikkagi saite hoopis teistmoodi. Ja, sest ta oli ju ikkagi taanlaste nii-öelda käe all ja sealt seda värskust tuli, et ma mäletan, meile andis turundust veel Konsumi turundusdirektor, üks härrasmees. Ja tollal ma ei saanud üldse aru, et miks peab ühte poodi niimoodi turundama, aga meil pandi, ma arvan, väga hästi paika see arusaam, et mis on turundus, see raamistik, turundus ise ju on pidevas muutuses, ise innoveerib ise ennast ja nii edasi, aga ma arvan, et põhitõed on oluline, et sa saad aru, et mis asi see turundus on, mismoodi see inimpsühholoogiliselt toimib ja nii edasi, et ma arvan, et see oli seal hästi tehtud. Mis tööle sa sattusid siis või otsisid? Kas oli erialaga midagi seotud algul või ei olnud midagi? Ja, erialaga vägagi seotud. Sattusin Stockmannisse müüjaks. Klienditeenindaja. Väga paljud on muuseas alustanud klienditeenindusest ja ütlevad ainult positiivset sõnu selle kohta, et õpid klienti tundma. Täpselt, et Stockmann oli esiteks väga elitaarne koht, tollal absoluutne number 1 kaubandus Tallinnas ja kogu Eestis. Ma olin meesteosakonnas ja spordiosakonnas ja just klienditeenindus. Ja sealt jälle väga, väga lähedaid nimesi, ma ei hakka nimetama, kellega me seal tollal, see generatsioon, kellega me olime ja keda seal ka nii-öelda kliendi poolel näha oli, et igasuguseid huvitavaid tegelasi Stockmannist läbi käisid.
sisseoste tegemas, aga sealt edasi ma tegelikult kandideerisin Postimehesse. See oli aasta vist 97. Oli seal mingi põhjus ka, vaatasid, et meediavaldkond või lihtsalt sattus ette? Ma olin ju Lõuna-Eesti poiss maakas ja Postimees otsis siis, ma ei mäleta, kas see nimetus, ja see oli lehes, oli see kuulutus, mul ema veel näitas, et ma arvan, et see oli projektijuhti. Ma ei teadnud, mis iganes see tähendas. Aga kuna see oli Postimees, siis see tundus ikkagi huvitav võimalus. Sa mõtled just selles mõttes, et see koht, kus sa sündisid, et nende jaoks oli see nagu ikkagi midagi. Postimees oli absoluutne selline häälekandja ja arvamuskujundaja Lõuna-Eestis. Ja see oli muideks see hetk, kui Postimees hakkas siis Tallinnasse trügima. Ja mind võeti tööle võttis Marika Jahilo, siiamaani saanud aga väga-väga hästi läbi, et hästi sümpaatne inimene ja suured tänud talle selle võimaluse eest. Ja tuli välja, et ma pean hakkama reklaami müüma. Aga seda sa kuulutusest välja ei lugenud? Ei. Tehti päris korralikud testid, minu elu ainuke IQ test, mis osutus väidetavalt väga kõrgeks, ma ei tea palju see oli, aga ma ei usu seda. Marika mu tööle võttis ja see, et ma pidin hakkama reklaami müüma, teadmata, mismoodi see üldse käib. Ma kartsin kõige rohkem, et ma pean hakkama nüüd ukselt uksele käima, et mismoodi, et ma ju Tallinnat ei tunne, maapoiss, aga piisas telefonist, ja see oli Tallinna esimene reklaamiosakond ja muideks ma esimese kõnega tegin esimese müügi ja ma olin selle osakonna kõige edukam. Sealt see karjäär hakkas? Ja see oli väga-väga suur õppetund, et ma olen üsna introvertne ja müük kui selline tundus mulle, tollal üldse oli müük selline üsna kehva maiguga, tänapäeval ma arvan on müügioskus absoluutne A ja O. Ja see aeg, ma töötasin seal kokku 7 aastat täpselt, see aeg õpetas ja muutis mind heas mõttes väga-väga palju. See LinkedIn ei ole seda pannud, kuigi see on nii pikk periood ka su elus. Ma ei tea, seal ei ole vist, ma olen juba peaaegu 50, et seal ei ole vist neid algusaastaid seal ei ole vist, ei mahu ära. Vaata, mis sa ütled, introvert, et kas sa ise tunned niimoodi, et seal ei olnud nagu nii suurt tahet alati inimestega kontakti otsida või? Ja paljud on seda rääkinud, muuseas paljud on introverdid, aga tegelikult elu on sundinud neid olema avalikkuses rohkem või? Just, absoluutselt, et ma küll sisemiselt olen alati tahtnud kuidagi, ma ei tea, olla nähtav, aga tohutu sellise sisemise pinge ja kartusega, et see on hästi ebamugav. On mingid kohad, kus ma olen ennast paremini tundnud, et seal DJ-puldis ma tundsin ennast okeilt. Aga kindlasti mitte sellises müügitöös ja see õpetas mind väga-väga palju olema kuidagi väljapoole elama. Ise otsima võimalusi ja samas nagu inimesi kuulama ja neid ma ei tea, lugema, õppima ja tunnetama. Ma mõtlen, DJ-puldis on sinu eest kõneleb muusika, vaata seal on see vahe, muidu sa pead ise kõnelema, eks ole, kuigi see on ka ju kommunikatsioon. Sa ütled õigesti, et ega müük on hästi palju nagu arusaamine, mis see teise poole vajadus on ja siis nagu leidma selle koha, kuigi sul pruugi see toode olla päris see, mida ta vajab. Postimees ei olnud kindlasti see toode, mis Tallinnas oleks üldse kedagi tol hetkel huvitanud. Aga sa tundsid seda, et ta oli nii palju nagu Lõuna-Eesti leht ikkagi? Seda ei pidanud tundma, sest see oli faktiliselt, et kõik väljendasid seda ka kõva häälega, et Postimees Tallinnas, et mis loogika seal on, et see oli ikka selline jõuga trügimine. Erik Roose tegi selle töö ära tol hetkel, absoluutne respekt Erik Roose vastu, et tulla 30, ta oli vist 30 midagi sellist, 33 või ma ei tea täpselt, ala 30-ndates, väga noor mees sellisesse karukoopasse ja tegi ära. Sa ütlesid algul, et maalt pärit on ju, kas mis momendis sa mäletad ka, mis momendis sa enam üldse nii ei mõelnud, et nagu, et nüüd mina tulin nagu maalt ja mul on siin mingi linn suur ja kas see läks suhteliselt kiiresti üle või? Ei, see ei läinud üldse üle. Ma tean seda hetke üsna hästi, aga see ei läinud üldse üle, ma ei harjunud Tallinnaga. Võib-olla ka sellepärast, et ma ei elanud ülikooli ajal Ühikas, ma elasin Erakas ja ma olin üsna eraklik, et meil on ka siin sellist seltsielu nagu Tartus sõpradel ülikooli ajal, kõik käisid pigem koolis, enamus inimesi oli Tallinnast, kõik olid kodus ja mul oli ikka raske Tallinnas, et ma ei tundnud ennast üldse siin hästi, aga see muutus
sel hetkel, kui meie kursuselt valiti 2 inimest, et ülikoolis siis, kes said siis Helsingisse, Helsingi Business Polytechnics, on siuke kool siiamaani, siis ma ei tea, külalisõpilaseks või ta ei olnud vist isegi vahetusõpilane. Semestriks või? See oli jah, mingi kuuajaline umbes, midagi sellist, et mitte liiga pikalt ja sealt edasi siis saadeti meid Taani. See oli Kopenhaageni Business College äkki või midagi, Niels Brook Business College oli jah. Ja seal ma kuidagi tundsin, et kurat, et äkki ma olen ikkagi keegi, et mind välja valiti, 2 inimest valiti välja ja küll see lühike periood, aga tagasi tulles ma tundsin, et ma olin kuidagi valgust näinud. Paremas kohas. No võib-olla sa vaatasid seda, et sa käisid Helsingis ära ja käisid ära Stockholmis või Taanis. Jah, Taanis jah. Kopenhaagenis. Jah, Kopenhaagenis, et siis võib-olla see Tallinn ei olegi nii nagu tegija, eks ole. No ju ma sain natuke julgust juurde jah, et mind valiti, ma sain natukene ringi vaadata, kui ma olin Soomes juba korduvalt käinud. See oli suur asi meie lapsepõlves, aga ma mäletan, et kui ma tagasi tulin, siis mul tekkisid hoopis teised huvid ja õppejõud märkasid seda ja kukutasid mind kiiresti läbi päris mitmelt eksamilt. No see on ka võib-olla tihtipeale hea selline väike tagasilöök. No ma eeldan, et ikkagi selle 7 aasta jooksul sa said sellise müügikogemuse nii tugeva, et selles osas sa, ma arvan, et see on saatnud sind siiamaani, eks ole, jah? Jaa, ma olen ülimalt tänulik ja selles mõttes sa küll ei küsinud seda, aga ma olen seda korduvalt väljendanud kuskil, et agentuuri juhiks on värvatud hästi tihti kas turundusjuhte või siis ütleme jah, kuidagi turundusjuhid näiteks. No see on see loogika, et nad justkui tunneksid kliendi nagu mõttemaailma, see loogika, eks. Nad tunnevad ja nad on väga, väga tugevad spetsialistid ja väärtuslikud inimesed, aga seal tekib see mentaalne selline erinevus müügi ja tellija vahel. Ehk siis turund või agentuuri juht oma olemuselt peab olema võimeline väljapoole elama. Ehk ta ei saa olla tellija, ta peab olema nii-öelda müüja. Tal peab olema see selline, vähemalt peab olema võimeline tegema raskuste või kergustega. Turundusjuhid tegelikult on tellija pool. Olen nõus, jah. Et see on nagu selline erinev tool, kus olla ja üldse absoluutse respektiga turundusjuhtide vastu, siis see on erinev positsioon, erinev mentaliteet, millega sa iga hommikul tööle lähed. Ma olen nõus sellega. Millal sa soovi jõudsid? Kas sinna vahele jäi veel palju igasuguseid seiklusi? Või? Sinna jäi päris huvitavaid seiklusi, et ma olin Postimehes, siis 4 aastat müüsin ise reklaami ja 3 aastat olin siis reklaamiosakonna müügijuht. Et sa juba sain kõrgendust ja tol ajal reklaamimüügimehed teenisid ikka väga-väga hästi. Oli sul mitu kohe neid seal all või? Ma arvan, et 7 kuskil. Ehk võiks öelda, et esimene nagu meeskonna juhtimise kogemus tuli ka sealt, eks ole? Jaa, just. Mis oli jälle õpetlik, et kuna kõik teised olid ju kamraadid, siis seda sõprussuhet ma ei tahtnud kuidagi kompromiteerida, aga tollal oli juhtimine oli pisut, ta ei olnud siuke nagu täna oma nii-öelda olemuselt, et siuke coaching või siis ta oli ikkagi juht pidi olema siuke pigem, et hommikul lähed tööle eriti müügiosakonda ja ütled, et davai. Et seda pidi hästi peenekoeliselt tegema ja ma arvan, et meil läks hästi, tegelikult läks väga hästi, et Postimees saavutas oma positsiooni ja me oma müügitulemusi täitsime, aga sealt ma läksin ju Trendmarki. Ma olin 3 aastat Trendmargis trükimeedia ja online meediaplaneeringu juht ja ka siis kas keegi kutsus sind? Janek Uibo. Janek ise kutsus, jah? Janek kutsus, jah. See oli jälle juhus, et nad tegid ühe ürituse, kuhu nad kutsusid siis meediakanalit ka ja Postimees oli ka kutsutud ja ma olin siis müügiosakonna juht ja ma olin kutsutud ja kuidagi me seal siis arutasime neid meediateemasi ja ma olin siis pisut võib-olla trükimeedia osas detailsemalt teadlik, kuidas kogu see tiražeering, levi, seal mingid netotiraažid ja siuksed asjad, ju ma seal midagi ütlesin sellist, mis neile kuidagi uus ja huvitav tundus ja tehti pakkumine ja ma olen selle üle väga-väga tänulik. Seal sa läksid siis juhiks? Jah, selles mõttes, et ma läksin trükimeedia planeeringu juhiks, seal on vist siiamaani, nüüd ta on Mediacom.
on välimeedia planeerijad eraldi siis meedialiigiti, et ja siis sealt edasi hakkas tekkima alles online reklaami selline kui meedialiik ja siis ma sain ka selle juhiks, nii et ma sealt sain esimesed nii-öelda online kogemused ka. Ja sealt edasi? Seal ma olin täpselt 3 aastat sisuliselt ühe päeva pealt. Sealt ma läksin siis tagasi tollasesse Eesti Meedia oli siis ta vist soovi juhtima, et Eesti Meedia oli soovi kuulutuste ajalehe ära ostnud suure raha eest. See oli täpselt pöördeline hetk, kus ajalehed hakkasid minema nii-öelda kinni, nendes ärimudel muutus, kõik hakkas liikuma online'i ja nad olid selle maha maganud. Ja Erik Roose kutsus mind siis uuesti tagasi Eesti Meediasse siis soovi nii-öelda rehabiliteerima. 2 aastat ma püüdsin seda teha. Ülimalt keeruline aeg, kui sa pead koondama inimesi jõulu 24. siis jõululaupäev. Siis on psüühiliselt, füüsiliselt ka väga raske hetk, et see oli õpetlik aeg ja siis ma töötasingi 2 aastat soovis, siis mul sai juhatuse liikme leping läbi ja sealt edasi Erik Roose kutsus mind siis sellisesse majandusportaali nagu E24, mis oli siis Postimehe alamportaal, majandusportaal. Sooviga muuseas huvitav asi, et kui sa läksid, eks sa tegid ennast, et kust see soov üldse tuli, on ju. Et seal on ju, oli selles mõttes huvitav, et kellega mina koos õppisin, oli Arbeiter ja tema oli üks omanik, kes soovis, on ju. Ta oli koos oma abikaasaga ja Tiiu, kes oli, on ju. Et ma kogu aeg nagu mõtlesin, et huvitav, et vaata, kus nad on pannud asja püsti, eks ole, on ju. Ja nad tegid ju oma agentuur oli neil ka, on ju, ja millel on ka selline päris huvitav ajalugu olnud, et mis oli ka päris pikalt ja sealt tulid ka päris häid nagu kreatiiveid välja, eks ole lõpuks, et neid on ka topitud kokku ja lõpuks ta seal Peitsiga koos oli ja sinna ta suri ka, eks ole, aga põhimõtteliselt selline nagu vaata paljud asjad on nagu omavahel koos. Just. No see portaal jällegi ma eeldan, et seal sa olid juba kokku puutunud, eks ole, selle digitaalmeediaga, et seal nagu midagi uut ei olnud, et see oli lihtsalt ta oli selles mõttes oli täiesti uus, et me püüdsime siis arendada soovi online platvormi ja meie ärimudeli siis tegelikult kogu see idee oli selles, et jah, kõigepealt oli siis nii-öelda vertikaalide kaupa, et kinnisvara ja autod, sest see tundus kõige selline äriliselt perspektiivikam, aga seal oli ees juba Auto24 ülimalt tugeva positsiooniga, ma arvan, et täna domineerib jätkuvalt, et on püütud teda kõigutada. Ja siis oli ka, ma arvan, City ja KV olid juba, et mõlemad sektorid olid äärmiselt keerulised, soovile jäi siukene pudi-padi. Ja meil tekkis see mõte, et kuna meil on tegelikult kogu Eesti meediade nii-öelda võimekus tuua liiklust, mis on tegelikult sellise, ütleme, meediamaja üks eeliseid üldse portaalide käivitamisel, et sa suudad tuua ühest, teisest, kolmandast kohast liiklust, et sa ei ole üksinda iseseisev, et siin näiteks on püütud erinevaid portaale luua, aga üksinda on hästi keeruline seda teha, et ikkagi meediamajadel on oluliselt suurem eelis ja meil tekkis see mõte, et aga teeme üldse online kaubamaja, et loome platvormi, kus on siis erinevatel online äridel, sest siis hakkasid need pisikesed nii-öelda müüjad tulema, on siis koht, kus müüa, sellepärast, et me toome liikluse, see on nagu tavaline kaubamaja. Kaubanduskeskus, jah? Täpselt, et online kaubanduskeskus, aga Mark Kadastikule too mõte tol hetkel tundus nagu liiga utoopiline. Tänapäeval on see, ju me olime pisut ajast ees, et aga see mõte tõesti oli, aga me sinna ei jõudnud, jah. Ja siis? Siis ma läksin sinna E24, ma olin seal, ma ei mäleta, võib-olla aastakese 2 ja mind samast grupis siis kutsuti ajakirjade kirjastusse reklaamidirektoriks. Jah, Mart Luik oli siis pealik ja seda ma sain see tol hetkel oli ainult 9 kuud, et ma ei ole üldse selline nagu jooksik, et otsib ühte, teist ja kolmandat,
aga kuidagi see aeg jäi lühikeseks ja mitte kuidagi, vaid tegelikult saatus oli selline, et ma olin ajakirjade kirjastuses siis reklaamidirektor ja ma käisin Liverpoolis, käisin trükimeedia konverentsil. Kuulsin siis igasuguseid huvitavaid globaalseid trende ja mis iganes selles valdkonnas uut ja huvitavat on. Ja siis oli Ajalehtede Liidul oli konverents Eestis, kuhu mind kutsuti esinema. Ja ma esinesin siis samal konverentsil koos Joel Volkoviga. Ma Joeli ei tundnud, ma olin kuulnud, sellepärast et Joel on ikkagi kuulus. Ja Joel tuli pärast muga rääkima, ütles, et kuule, päris hästi panid. Ta on nagu tema väljendusviis, et kuidagi sõbralikult ja sümpaatselt ja siis me seal vestlesime. Me olime tegelikult kokku puutunud. Ja me ju tegime Joeliga koos, mina olin Mediacomis, me tegime ju Tere kaubamärki, oli Tere siis juba. No võis olla küll. Ja. Ehk siis jah, Joel oli seal tangiga laua taga, jah, me nii palju juba teadsime. Ja siis ta küsis, et miks sa siis sealt Trendmarkist ära läksid. Ja ju ma siis väljendasin seda, et jäi nagu väikseks. Kas neil olid omal ajal omandused vist sees seal või olid või? Trendmarkis ei olnud. Nad tegid mingi aeg mingisugust meediaäri. Ja ma kohe jõuan sinna. Joel jah küsis, miks siis ära läksid ja ju ma siis väljendasin seda, et ju jäi kitsaks ja tahaks ise ja teeks paremini ja nii edasi, et võib-olla liiga suure suuga tol hetkel. Ja sealt me läksime lahku ja möödus ma arvan 4-5 kuud, kui oli üks telefonikõne, et kuule Joel siin, et sa rääkisid, et sa tahaks meediaagentuuri teha ise, et arvad, et sul on mõtteid ja asju, et teeme. Ja sealt see initsiatiiv tegelikult alguse saigi, et see oli 9 kuu seal ajakirjade kirjastuses mul ja mulle tundus küll, et meediaagentuuri Eestisse luua veel ühte on äärmiselt keeruline. Aga kuna ma arvan, et ma tahaks olla siuke sõnapidaja mees ja ma olin siis Joelile midagi seal nii-öelda suure suuga lubanud või arvanud, siis mõtlesin, et kui sa oled midagi välja öelnud, et tavai, et mine siis vastutama sõnade eest. Ja läksingi, saingi kokku, oli Joel Volkov, Urmas Lilleorg divisionist ja siis oli Heiki Koitla ja siis selle grupi esindajad olid laua taga ja sai käed löödud, et hakkame looma sellist siis agentuuri nagu Initiative. Kus see nimi tuli? Initiative tuleb või tuli sellest, et me esindasime Initiative'i ketti, et siiamaani. Aga mõtlen, see kett oli neil juba leitud või? Jaa, see oli niimoodi, et tollal oli selline agentuur, kes täna on Mindshare, oli siis ma ei mäleta, mis nende nimi oli, ehk siis tänane Mindshare esindas siis Initiative'i, aga nad loobusid sellest ja Initiative'i siis kaubamärk või kett jäi vabaks ja ta oli IPG grupis, kus on siis Universal McCann, kus on siis, mida esindab täna Inspired, siis arvati, et okei, et sellest võiks teha siis uue meediaagentuuri ja nii oligi, et tänased Heiki Koitla ja mina ja siis oli Joel Volkov, Urmas Lilleorg ja Margus Šorov. Kas Heikil oli juba mingi agentuuri grupp olemas ka? Ja, Heikil oli siis Inspired. Ja. No ma mõtlengi seda, et ma mäletan seda oligi, et Urmasel ja Joelil nagu ei olnud meediaväljundit on ju ja tegelikult nendel oli palju kliente, et eks mitte. Kusjuures Joel on tagantjärgi öelnud, et tegelikult oli ikkagi suur viga sealt välja minna sellest hiljem. Et seda ma tean, ta on mulle seda öelnud. Et ma usun jah, et eks nad mõlemad, sest Initiatiivi täna läheb ikkagi väga-väga hästi, et ma ei usu, et nad kahetsevad, aga kindlasti nad tahaksid paadis olla, sellepärast me ju suhtleme siiamaani ja väga tihedalt arutame neid asju, et kuidas edasi teha ja kuidas kuhu see maailm suundub. Aga meile võib-olla oli see tegelikult ainult hea, et absoluutse respektiga nii divisioni kui tangi osas ja Urmase ja Joeli vastu personaalselt, et ühele meiesugusele nullist tulevale agentuurile, keda mitte keegi ei ootanud, ebamugavalt väljendati suisa seda, kuidas meid ei oodata siin ja seal. Et meile oli see suur selline tugi, et öelda, et tank ja division on selja taga, et see oli ikkagi kvaliteedi märk ja see andis enesekindlust,
aga me paari aasta pärast saime aru, et selline kooslus ei toimi, tekkisid kliendikonfliktid siis või? Kliendikonfliktid ja kuidagi ebamugav, see seltskond oli liiga suur, kelle vahel nõukogu oli liiga suur, ütleme niimoodi. Ja otsuste tegemine oli ülimalt keeruline. Aga oli, kas see konflikti koht oli ka, et Inspired oli nagu põhimõtteliselt ühe tuumik osaniku ka ja seal, kas seal võis ka mingi teema sellega olla või? Mitte tuntavalt, et tegelikult me oleme siiamaani ikkagi väga selgelt eraldiseisvad ikkagi konkurendid ja minu nägemus oli algusest peale teha teistsugune agentuur. Oskad sõnastada, mida sa tookord mõtlesid selle ajal, mis see teistsugune on? Minus see oli mu visioon või unistus ja see ei täitunud päris mitu aastat ja sellepärast mind vahetati iga 2 korda tegevjuhi koha pealt välja. Aga sa ronisid tagasi? Ma ei tea, kas ma ronisin, aga ma ootasin oma aja ära, et mu visioon oli tegelikult see, et ma mäletan, kui ma Trenmargis töötasin, siis Saku oli meil klient ja me küsisime Saku käest müügikäibeid. Saku küsis, et mis teete nendega? Ja me ei osanud vastata, et tegelikult miks me küsisime, kõik tahavad olla strateegilised partnerid ja öelda, et meie tegevus mõjutab müüki ja me tahame olla üks oluline osa kogu sellest ökosüsteemist. Aga ma mäletan tol hetkel me ei osanud olla sellest ökosüsteemist nii oluline osa, et me ei osanud selle müügiga midagi teha, ehk me ei suutnud tegelikult korreleerida siis meie tegevusi või suhestada müüki, ehk siis, et näidata meie tegevuste mõju müügile, äritulemustele. See oli küll unistus, aga tegelikult me ei osanud ja võib-olla ei olnud ka tollal metoodikaid sellised päriselt, ma arvan, et ei olnudki. Aga minu unistus oli see, et me oskaksime öelda, kui palju turundus või meedia mõjutab müüki ja kuidas me siis suudame seda asja ise arendada, juhtida, maksimeerida äritulemusi. See oli see, mis see mindsetiga sa läksid? Ma läksin sellise mindsetiga ja esimesed 3 aastat see mindset oli täis utoopia. Miks, sest kliendid ei olnud üldse harjunud sellega, et midagi peaks hakkama jagama? Ei olnud asi selles, et keegi ei tahtnud müüke jagada, sest me isegi tegelikult ei hakanud alguses küsima, sest me saime aru, et me jätkuvalt ei oska sellega nii hästi midagi peale hakata, sest meie see mudeli mõte, miks Division ja Tank olid pundis, oli see, et tekitada sünergiat siis meedia ja loova vahel. Ehk siis kui nad töötaksid rohkem sünkroonis ja tänu sellele siis on kliendile kiirem, mugavam, efektiivsem ja tulemuslikum siis teenus. Ja me katsetasime seda ja me ei leidnud sellist käega katsutavat tõestust, et sellega muutub midagi nagu oluliselt paremaks. Sa mõtled seda, et piltlikult öeldes, ütleme, et kui on kokku lepitud mis iganes põhjustel, et kliendil oli 100 000 panna mingisse kampaaniasse, et siis nagu ühtse nagu rindena minna sinna taha ja vaadata tõesti, et kas see split Creative ja sinu vahel on 80-20, 50-50 on ju nii edasi. Et sinna maani nagu, kui need omandisuhted on väga erinevad, siis on see, et iga üks nagu trib seda 100 000 võimalikult palju endale ja proovib siis ära põhjendada, miks see nagu parem on. See oli nagu see mõte nagu natukene. No see on ütleme hügieenitase, aga kokkuvõttes klient peaks tundma igal hetkel, et tal on see teenus on läbimõeldum ja professionaalsem ja esimeste aastatega ju me ei suutnud seda siis nii veenvalt tõestada, et meil oleks seda sellist kasvuhüpet tekkinud, et me leidsime täiesti arvestatava kliendibaasi, et Katre Kõvask Premiaga jälle absoluutne respekt, et ta andis meile võimaluse, Premia on siiamaani, ma ei tea, see on üle 10 aasta meie klient, et seal on inimesed vahetunud, aga tollast ajast on päris mitu klienti meil, et kes meile selle vundamendi andsid. Aga sellest sünergiast toimetamisest ei tulnud sellist hüppet, mida me lootsime. Ja me nägime, et me ühe partneriga ehk Tangi poolt tuli neid kliente kuidagi, nende klientidega tuli rohkem paremini välja see asi. Ja siis me ostsime, või mis mina ei ostnud midagi, ma olin siis ju tavaline tegevjuht. Osteti Division välja ja siis seal läks aasta vist või midagi sellist läks mööda ja saadi aru, et tundub, et meil on endal oma minek. Me tahame keskenduda oma nägemusele,
mitte et tangi nägemus, midagi seal oleks kuidagi vale olnud, aga et ju on õige hetk välja osta, et tundub, et nagu meil endal tekkis nagu niisugune juba selline nägemus ja usk iseendasse. Ja siis me ostsime tangi välja. Kuule, aga ennem kui me sealt edasi lähme, et sa ütlesid ka, et kui see asutati ja turule tuldi, et nagu keegi ei oodanud, et pigem nagu ei olnud positiivne. Kust poolt vaadatuna, et kas see on see, et meil on umbes miinus plussid, aga 100 miljonit on nagu jagada siin seda meediaraha, eks ole, mis meediasse läheb ja küsimus on, et konkurendid ei tahtnud seda nagu kuidagi ära anda või oli see, et meediamajad ise nagu ei vajanud neid edasimüüjaid rohkem või kliendid ei vajanud rohkem, et mis see kõige suurem nagu? Konkurendid andsid igal võimalikul hetkel mõista, kui mitte oodatud me oleme, et see oli... Tollal tehti meediakanalite poolt päris palju selliseid ühisüritusi, kus me kõik koos käisime, ühe laua taga olime. Ja eks ma olin kõva outsider siis, et ja tundsin seda... Ehk nad tundsid, et keegi tuleb jälle võtma veel midagi ära, mida on nagu raske anda ära. Ei tahaks anda. Jah. Aga mis see kõige suurem etteide sellel momendil oli, et kas mingi käitumine, mida te tegite turul või oli see... Eks see tangi ja divisjoni selline punase lipu lehvitamine oli ilmselt kõige sellisem võib-olla hirmuäratavam, et nemad olid nagu kaasas. Ma arvan, et see oli selline, see oli uus asi. Ja see tekitas kindlasti hirmu, sest meediaagentuuri on väga raske arendada ja kasvatada, et ega keegi midagi sul niisama ära ei anna ja kõik on väga-väga selgelt nagu siuke tugevalt kaitsed. No kuigi Madis Laas mul just käis rääkimas, eks ole, see tuleb vahetult enne sinu episoodi ka välja, aga et Madis ütleb, et tegelikult ma ütlen, mis oli selle, et kuidas ta on suutnud veel meediabrokerit hoida nagu relevantsena, et tegelikult ta ütleb, et see sisenemisbarjäär sellesse meediasse on tegelikult ülisuur ja seal on üks asi on finantsvõimekus ka, vaata, et sa tegelikult need rahvusvahelised kliendid tahavad saada meeletult pikki nagu maksetähtaegu ja okei, sul on mingid maksetähtaeg, aga kui sa alustad, võib-olla need ei ole nii head meediatega, kuigi teil võib-olla see grupi omandus ikkagi seal mingis osas seda aitas, aga samas sa ütled, eks ole, et vaata, et sellist mudelit ei olnud, tegelikult teda nagu kaudselt oli, sest ütleme, Agecomi grupp ju tegelikult oma olemuselt ju oli kreatiivagentuurid ka olemas. Võib-olla nad ka ei teinud 100% seal kõik asjad ja alguses olid need meediad olid ka, eks ole, agentuurides endas sees, aga ma ise mäletan, et... Trendmark oli ju Agecomi grupis, aga me ei teinud, vähemalt ma ei tundnud, et Divikas oleks olnud kuidagi meile lähedasem kui mõni teine, et ju me seda sünergiat siis selliselt ei loonud või ja ei, see võis olla küll, aga et selles mõttes nagu grupi tasanditel see business oli olemas. Ja, just. No mingi moment te ikkagi rabelesite välja sellest, eks ole, et ma ei tea, kui palju need tavaliselt see siukene nagu, kuidas siis on siukene kõrvalvaataja positsioon on, et vaatavad, et kas saavad hakkama või ei saa. See on tüüpiline eestlastele ka, eks ole, et see on siuke 2-3 aastat, ma arvan, et kui sa siis ikka vist nagu ellu jääd, siis vaadatakse, et ikka päris konkurent või? Peale 3. aastat umbes oli see jah, et õnneks meil oli kohe alguses, nagu ma ütlesin, meil oli kliendibaas, kus oli Neste, Premi ja paar sellist rahvusvahelist, eks ma ei mäleta, kas rahvusvahelist oli, muideks selle rahvusvahelisega lihtsalt kõrvalpõikeks, et meil on õnneks rahvusvaheliste klientide osakaal kogu portfellis võib-olla mõni protsent. Aga miks sa ütled õnneks, kuna sa ei saa seda nagu absoluutselt mitte midagi selle nagu suhte jaoks teha, et see kas on või ei ole, et see on nagu riigi asi natukene, et riik otsustab siis üks puha, kus see on? Kohalik klient on palju nõudlikum ja tunnetab seda teenust või ta vajabki teistsugust teenust, sa pead päriselt olema kohal, päriselt tooma tulemust, silma vaatama inimestele, kaasa mõtlema, looma väärtust, et rahvusvahelise kliendi teenindamine on pigem selline, et saadetakse sulle ülesanded ja planeeri meedia ära ja raporteerid, mis palju siis kerpi-terpi said, a la. Kuule, aga palju initsiatiivilt rahvusvaheliselt ketilt tuli sulle mingit know-how'd sisse, et kuidas asju teha, see ka pigem oli... See on hästi huvitav lugu, et kust meie kasv tegelikult üldse alguse sai ja nüüd ma jõuan algusesse oma siis selle unistuse, et suuta unistuse juurde, et suuta siis mõtestada siis meedia või et kuidas siis meedia või turundus üldse äritulemust mõjutab. Kõigepealt tulid ketist, alguses keti tugi oli sisuliselt 0, et
tuge me saime pigem oma grupist ehk Inspiredist, mingid planeerimisvahendid ja siuksed asjad, et ma ei pidanud nendega nagu nende loomisega nullist tegelema, aga noh, see on lihtsalt selline tööriist, et see ei erista siin millegagi. Aga mingil hetkel ma hakkasin suhtlema, ise otsima Ketiga kontakti, sest ega kui sa oled eraomanduses siin, sest me ei ole nende omanduses, mis tähendab seda, et meid tegelikult otseselt ei eksisteerigi nende jaoks siin. Ma hakkasin ise otsima seda kontakti. No see põhimõtteliselt räägid frantsiisi loogikast just, siis on, et need on esindatud ja teatud süsteem on oma vahel. Ja ma leidsin, kuna analüütika pidi siis olema siis see, mis siis defineerib siis meediamõju ärisse. Ma leidsin kontakti Londonist meie siis Keti analüütikajuhiga. Ja kutsusin ta siia Eestisse esinema ja selle mõttega, et siis oli äsja hakati rääkima sellisest asjast nagu ökonomeetriline mudeldamine ja statistiline mudeldamine. Ja ma kutsusin ta Eestisse esinema, rääkima sellest, me kutsusime siis kogu grupi kliendid kokku. Kuulati nagu raketiteadust ja ilma imet, et ise mõtlesid ka, et ja see oligi äärmiselt keeruline ja äärmiselt kallis tol hetkel. Aga me saime headeks sõpradeks temaga. Oota korra, see mõte on selles, et kuidas üks või teine kanal või tegevus võiks mõjutada kogu pilti, eks ole, et siis kuidas need mudelid toimub. See suurem umbrella on see marketing mix modeling, see attribution modeling, noh, need on nagu palju nimetusi. Meil analüütika Alice, eks ole, käis ka rääkima, millal ta on keskendunud. Ja siis jällegi isiklik kontakt, mis tegelikult hakkas nagu edasi arenema. Me saime taga päris headeks sõpradeks, käisime, näitasin vanalinna, jõime paar õlle koos ja ta aitas mul seda mõtet siin edasi vedada, et ma ei loobunud sellest, et tollal oli tänase, ja siis olid juba eurod. Mudeli maksumus oli ligi 40 000 euri, midagi sellist. See on isegi tänapäeval suur. Palju aastaid oli selleks hetkeks möödas sellest hetkeks, kui sa nagu tulid siis ja sulle see oli mingi, ma arvan, 5 aastat umbes, jah, 4-5 aastat. Aga vaata see, jälle siin võiks peatuda, selles mõttes on see nagu huvitav, et me oleme rääkinud ka, et vaata, et Ameerika on tegelikult see koht, kust paljud asjad juhtuvad ja alguse saavad, aga mitte alati, et meil siin käis, eks ole, Apivala, kes rääkis, eks ole, kuidas rahvusvahelises tasandil, noh, eriti sellises sneakerite äris, et Aasiast üldse tuleb midagi, eks ole, mis tuleb Ameerikasse ja noh, et need natuke hoovused, aga üldiselt nagu tehnoloogia on ikkagi meil Ameerikast tuleb ja see tegelikult lõtk on üle 10 aasta seal. On ju, et kui need asjad tulevad ja ma arvan, et sinu puhul ka võib-olla sa olid märganud midagi, kuidas midagi tehakse, lugenud on ju ja nüüd sa tegelikult tahtsid liiga varasta tuua, et meil nagu see järele tulemine ei ole on ju ja nüüd paljud inimesed, mis nad teevad on, nad löövad käega, et tead, ma ju proovisin ja mõtlesin ja ei läinud on ju ja siis kui see aeg tuleb, siis on magatud juba maha, sest sa enam ei mõtle selle peale, sa suutsid ära oodata selle. Ma suutsin selle ära oodata, aga ma sain kohe aru, et see know-how, et Ketis oli siis initsiatiivis see know-how olemas, aga kuna see käis kõik läbi Londoni, ilmselgelt oli see hinnalipik liiga kallis. Ja ma sain aru, et tegelikult igasugune selline analüütiline ja selles mõttes väga sensitiivse data käitlemine, see peab olema sul majasisene, turvatud. Ja ma palusin, et aitaks mul siis tegelikult luua seda know-how'd Eestisse, et kuna ilmselgelt siin spetsialiste omada on rahaliselt lihtsam ja turvalisem ja kliendile usutavam, kui ta on ikkagi oma inimene. Ja ta aitas selle know-how meile siia Eestisse, nii-öelda meile see initsiatiivi tuua ja esimese mudeli me tegime koos Londoniga ja see oli Coop. See oli Jaanus Vihandi. Sellest on räägitud, jah. Vihandi on ise klassikaliselt hästi tehnoloogia huiline, et ma üldse imesta, et ta vaatas kindlasti peale, see on midagi põnevat. Ja ta oli õppinud, tema jaoks oli ökonomeetriline mudeldamine, ta vist õppis Tartus majandust või ma ei tea, võib-olla ma eksin, aga igal juhul tema jaoks ei olnud see võõras asi. Ja tal oli julgust ja tarkust öelda jah sellele mudelile. See oli Eesti esimene, absoluutselt jah, Baltikumi ja Eesti esimene ökonomeetriline mudel. Ja sealt sai tegelikult alguse initsiatiivi
selline ütleme nii, et püstoodis kasv. Vaata huvitav jah, et te saite tegelikult nagu super hea ankru kliendi sellele on ju, ja paljud juba tulid selle pärast kaasa, et noh, et kui Coop on ju, nad olid seotud ka omakorda, eks ole, võib-olla mingis osas seal Coopis müügis. See oli märgiline jah. Jah, aga see on väga huvitav, et sa selle ära rääkisid, et vaata, kus tegelikult on siis nagu mitmeid asju, et see, et sul oli mingi nagu tunnetus, et mida peaks tegema, järeleandmatus, et mingi moment peaks seda tegema, sa suutsid ära oodata, aga sa ise tegelikult initsieerisid seda, et see ei olnud nii, et see lihtsalt tuli sulle laua peale, et sa pidid selle mingi inimesele ja et sattus teisele poole inimene, kes ikkagi viitsis kaasa mõelda, mõtle mingi Eesti värk tead, et no see oli puhas õnn ja meie inimeste siis minu ja tema vaheline klapp, et kui oleks mõni teine mees olnud, seda oleks pruukinud juhtuda. Kuule, aga kuidas sul omanikud, kas omanikud ostsid selle mõtte kohe alguses ära või oli ka seal niisugust nagu, et ei tea, et mida sa siin jälle unistad või? Tegelikult ostsid ja et jälle absoluutne austus neile selle julguse eest, et seda mõtet ei osteta tänapäevalgi päris tihti ära. No kallis esiteks ka, et noh, et kas ikka... Aga noh, globaalselt statistilised mudelid, need MMM-id on noh, siin pole nagu mingit küsimust enam, et see võtab lihtsalt sellise lumepalli efektiga maad praegu. Kuule, aga vaata, sul sattus nagu hea klient ka, on ju, ja ta oli nagu ise otsustaja klient, on ju. Kuivõrd sa... Ja Andres Lemberg. Ja Lemberg ka, muidugi. Aga ma mõtlen nüüd seda, et no võib-olla Lembergi oleks endal olnud nagu raske, kui ei oleks ka Vihandi tuge olnud, et see on ka nagu, et kui me jagame tegelikult ikkagi oma süda siin teistele ja nii edasi. Aga et kuidas sa nagu tunnetad, noh praegu on nüüd ka palju aega läinud, on ju, aga kuivõrd üldse turundajad said sellest asjast aru või? Et kui hästi nemad, sest ma kujutan ette, et ülikoolides sellest üldse räägitud ei ole. Ei saanud siis ja ei saada ka täna tihti peale aru, sest tegemist ongi keeruka asjaga, mille kui sa ei mõista, siis sa ei kipu ka uskuma neid asju, mida sa ei mõista. Seemaa me käis saates ja rääkis, eks ole, et noh, ta oli ka koostööd teiega tegi, on ju, et ta sai ühest asjast aru, et see on mingisugune masin, mis teeb midagi ja välja tuleb ikkagi asi, on ju, aga jah, et ta nagu lõpuni ei saa aru, kuidas see asi nagu see sees toimub, on ju. Ütlen ausalt, et ega mina ka ei saa, sellepärast, et ma ei ole andmeteadlane, et see on ikkagi äärmiselt keerukas, et need on täiesti teise väljaõppe ja olemusega inimesed, kes neid asju jagavad ja teevad. Aga metoodika, kui siuke ökonomeetria on ju maailmas juba, ma ei tea, 50 aastat kasutus, see lihtsalt toodi turundusse. Ja see päriselt töötab, noh, Kristjan Seema, et ta on ise kõva häälega ka välja öelnud, et nad on, noh, me prognoosisime mingil hetkel nende tulemusi, et ta lootis, et me eksime, me ei eksinud ja me ei eksinud absoluutselt. Ehk siis Coop Pangaga me oleme teinud kõvasti neid projekte ja Kristjan on seda kasu sealt kindlasti näinud. Aga mis on oluline nüüd see, et ja see oli ka Coopi puhul alguses, et jah, et sa võid teha mudeli, prognoosida, aga need prognoosid lähevad täppi. Küsimus on selles, aga selleni läheb aega, millal sa teed uue mudeli, kas äritulemused siis muutuvad vastavalt prognoosidele, kasvavad või. Ja kui sa suudad selle aja nii-öelda üle elada ja õnnestuda, et need prognoosid lähevad täppi ja sa suudad nii-öelda parendada seda tulemust, siis sealt tekib ka see kindlus. Aga mudeldame ise võib olla tõesti siuke, no, ma ise olen mõelnud, et ma ei tea, kas sa Lotet oled näinud? Olen. Seal on leiutajate võistlus, kus, ma ei tea, kas Albert, kes seal oli, kus oma naise pani porgandit takkima. Ja muidugi. No mul on 6-aastane poiss, ma iga aasta siin Lottemaal, väga selge see asi. Mis sa tead hästi, et palju asju ja tihtipeale ongi niimoodi, et räägitakse, et tohutud tööriistad ja noh, pani selle siis oma naise siin nakkima, välja tuleb nagu juba automaatselt, kuni kõik laiali kukkus, on ju. Et tegelikult on, ega mudeldamisega võib samamoodi olla, et Excelis on ka tegelikult ju mudeldamise funktsioon. Aga küsimus on selles, et kui palju simulatsioone ja kui täpsed mudelid sa suudad päriselt teha, et kui sa Exceliga suudad paar erinevat simulatsiooni teha ja see täpsus on kaugel sellest, mida kasutada. Et täna meie mudelite täpsus online'i puhul on miinimum, millest me lähtume, on 95% ehk 5% erinevus võib tulla sisse. Offline'i puhul räägime umbes 90% täpsusest. Et see on ikkagi väga, väga suur täpsus. Ja kui sa nüüd suudad selle oma prognoositud siis tulemuse ja tegevused tõestada ka reaalsusega,
et siis tekib see usk isegi siis, kui sa ei pea kõigest nagu lõpuni aru saama, et see on huvitav, et te olete sinna jõudnud, sest ma mäletan SAP-ile, noh, ma müün ju tehnoloogiat edasi, on ja SAP-i partnerina olles, nad vahepeal ostsid seal atributsioonimudele, noh, nagu tootja tarkvara juurde, on ju, et tegelikult nad ei saa, isegi see oli toimiv asi, nad ei saanud seda korralikult oma nagu asjade vahel tööle, et seda ongi jube raske teha, on ju. Seda ongi raske teha, seda väga hästi teha ongi väga raske, et siin lihtsalt soovitus turundusjuhtidele, et kui täna mudel on nagu siuke nagu moesõna, et kõik on mudel, paned 4 klotsi kokku on ka a la mudel, et seda natukene kasutatakse tihtipeale valades kohtades, et ökonomeetrilisel mudeldamisel, statistilisel mudeldamisel on väga selge metoodiline siis kirjeldus ja seda saavad teha ainult kogemusega inimesed, eriti turunduses, sellepärast et arvuti võib sulle või noh, täna me kasutame masinõpet AI-d, meil on eraldi platvorm, kus sa siis sisestad näiteks äri eesmärgi, annab sulle siis parima kombinatsiooni strateegia jaoks või vastupidi, mingi eelarve parima kombinatsiooniga, kuhu sa äriliselt siis jõuda võiks. Et neid mudeleid, noh, numbreid igaüks võib tulla näitama, et noh, ma tegin ka mudeli ja vaata, et numbrid on siin. Et küsimus on selles, et mis siis tegelikult see täpsus ja kasu on. Kuule, ma küsin nüüd mitut asja siin järjest, et ütleme, et ennem seda mudeldi, noh, see on selge, et sa nagu oled nüüd pakkunud meediaagentuurina nagu uut väärtust, on ju, uut väärtuspakkumist, et miks peaks meediaagentuuri kasutama üldse, on ju. Ennem seda mudeli tulekut sinu ellu või initiatiivi ellu, on ju, kuidas sa defineerisid meediaagentuuri nagu rolli kliendi ja siis meedia vahel? Mulle väga meeldib see, et sa tõid mängu sõna väärtus. Ehk siis tegelikult tol hetkel, kui ma Trendmarkist lahkusin, nagu ma ütlesin, ma ei tundnud seda väärtust, ma ei tundnud, et ma saan öelda, et mis on mu roll, et mul tundus nagu, et noh, me oleme nagu selline ja tänapäeval austusega kõigi vastu on veel agentuure, kes ma arvan on puhtalt mugavusteenus, et seda öelda, et mis väärtust nad loovad, et nad on liiga klassikaliseks jäänud. Et see on see, kust ma tahtsin eemalduda võimalikult kiiresti, võimalikult kaugele, et agentuur, meediaagentuur ei oleks puhtalt mugavusteenus ehk vahendaja, kus saab soodsamalt siis meediat osta ja siis noh, planeerib selle meedia ära ka. Meediat planeerida oskavad täna kõik agentuurid, paremini, halvemini, aga see on niisugune hügieenitase, see väärtus tekib hoopis mujal ja see väärtus tekib meie hinnangul seal, kui sa suudad defineerida ära ja mõõdikud seada, neid tegelikult mõõdistada siis turunduse rolli üldse äris, et kui palju turundus mõjutab su äritulemust. Ärikategooriate kaupa on see täiesti erinev, see võib olla 10, 20, 30 online või e-komis on ta 50-60%, sõltuvalt siis kategooriates, et sa suudad üldse defineerida, et mis on turunduse roll kogu siis ärimudelis, kui palju turundus mõjutab, sest ega turundus ei mõjuta kõike sinu äritulemuses. Ja kui sa suudad selle nii-öelda defineerida ja seda mõõta, siis sa suudad seda ka järelikult juhtida, kui sul on number, mida siis jälgida, aga seal peab olema teaduslik metoodiline lähenemine ja sealt hakkab tekkima see väärtus, et alustame ikkagi nagu üldpildist, mitte et me planeerime nüüd online ja vaatame, et kui palju Facebook või Meta tõi klikke, jah, see on ka oluline. Tegelikult ütleme, et CEO ei taha või tegevjuht ei taha kuulda Meta klikkidest, ta tahab teada, kui palju turundus mõjutab mu äritulemust. Ja sealt siis hakkame minema siis nagu detailsemaks, et okei, turundus üldiselt, võtame siis meedia eraldi. Meedia siis tervikuna, võtame siis meedialiigid, tele, online, väli, raadio, mis on ühe, teise, kolmanda meedialiigi ROI ja mõju müügile, need on erinevad asjad. Ja siis näiteks selle siseselt, ma ei tea, Postimees Grupp, TV3 Grupp, Delfi, Postimees, JCDecaux, Meta, YouTube, Google'i võrgustikud, Google'i otsingud, AI otsingud, kuni formaatideni välja, et mis on ühe või teise tegevuse ja kuni ka tegelikult, ma ei tea, PR-ini, kui on datat PR-i kohta kogutud piisavalt palju. Et mis on ühe teise tegevuse siis investeeringu tasuvus sinu turunduspildis. Ja kuidas seda, kas siis mida kasutada rohkem, mida vähem, kus on need optimaalsed, seal tekivad optimaalsuskõverad, kus sa investeerid üle
üleinvesteering tähendab, ilmselt ostad nähtavust liiga palju, mida ei ole vaja, mis ei too sulle enam nagu mingit lisa impact'i. Et niimoodi tegelikult saadki juhtida ju tegelikult siis lõpuks seda turunduse tasuvust. Ehk siis, kui sul on sama on nagu investeerimisportfelliga, et sa tahad ju teada, et kui sa oled investeerinud, ma ei tea, 100 000 euri kuskile, siis sa ju tahad teada, kuidas investeering sulle tagasi toob. Aga ta on tõenäoliselt investeeritud sulle erinevatesse kohtadesse, aga sa tahad näha, mis erinevad, ma ei tea, need fondid, aktsiad, mis iganes kuskil. Võlakirjad, et kuidas üks, teine, kolmas töötab, mida rohkem, mida vähem kasutada, ehk siis lõpptulemus võimalikult hea saaks. Et sama loogika järgi tegelikult toimime ka meie initsiatiivis, et me tahamegi luua väärtust sellega, et me suudame siis mõõta ühe, teise, kolmanda tegevuse roid ja mõju müügile ja öelda, et ärme seda tee ja seda teeme rohkem, hästi lihtsustatuna. Ma korra veel tulen selle mugavusteenuse juurde, vaata, et ennem kui see sama unistus, kuhu te nüüd olete jõudnud, reaalsuseks sai, oli tegelikult ju põhiprobleem minu meelest kliendi vaatest see, et ei suudetud nagu lõpuni defineerida selle mugavusteenuse usaldusväärsust. Ja põhiteema oli, vaata see alguses mainisid ka, et meedia käis meediaagentuuridega koos kuskil õudne ja tegelikult, kui sa võtad nagu puht äriliselt, siis tegelikult oletegi ju meedia edasi müüa, kuni sinna, mis sa nüüd mudeldamiseni ütlesid, see on nagu teine, nagu ütlesime teenuse üldse sinna peale. Aga klassikalises mõttes oli, et nende jaoks on müügiagendid, need müügiagendid, et mugavusteenuse võiks öelda, agregeerivad kokku mingi teadmise, kuidas seda ära splittida, kus need riitsid kätte saada, nii edasi. Aga põhiprobleem oli see, et klient ei saanud lõpuni aru sellest ärimudelist, et kuidas need maksmised käisid, oli hästi palju sellist mitte usaldust. Ja see nagu oli pikalt kaasas selle asjaga, et mulle nagu ei meeldinud ka, et oleks võinud ja ma mäletan, et sa Janekest rääkisid, et tegelikult Janek ju läks Postimehesse ja siis ta nagu avaldas ühe artikli. Mäletad, see tekitas väga palju probleeme. Aga ta rääkis tõtt tegelikult, ta rääkis, kuidas asjad nagu on, ja minu meelest oli, ma ütlen Janeke ees nagu müts maha, et ta tegelikult oleks võinud juba varem seda nagu teemat nagu tuua. Ja sellepärast, et väga paljude jaoks oli see nagu, nad ei teadnudki seda, võib-olla mõned teadsid rohkem, mõned vähem, siis tuli see siuke šokina, mis toimub, ja ma mäletan, ma käisin ju paljude agentuuride juhtidega, rääkisin, et nagu, miks võetakse nagu protsentuaalselt väike fee selleks nagu planeerimiseks, kui sellest ei tule välja, selles äris, et oleme avatumad, ma mäletan, Eikner ütles mulle, et ta oleks valmis tunni alusel tegema, lihtsalt klient ei ole valmis maksma, ühesõnaga siuke värk. Ja mõnes mõttes hästi palju seda ajastut on veel edasi kandnud, eks ole praegu. Ja nüüd ma vaatan seda, et kui ma su mudeldumise kõrvale jätan, et osad on nagu otsinud sellist lisaväärtust hoopis teises kohas. Ja see on mõnes mõttes mingis osas creative'i pakkumine. Et tegelikult MBD on ka mingis osas, et ta ju pakub seda creative'it sellele digile peale ja võib-olla see on nagu põhjendatud, eks ole, sest seda teadmist ei ole kuigi palju nagu creative agentuurides, aga näiteks valdkond nagu influencerid, tihti peale õhus, keegi nagu ei taha võtta teha, eks ole, et siis on ka meediaagentuurid kohati võtnud, et ma nagu vaatan hästi palju niisugust otsimist, et aga mis sinna meediaagentuuri teenuse portfell ikkagi peaks veel minema, et kas see läheb jälle tagasi nagu kunagi oli see siuksed nagu full service agency'd, et teeme ideest kuni, eks ole, meediani, aga meedial on oma spetsiifikat, kuidas sa vaatad sellele asjale otsa? Räägin ma õiget juttu üldse? Sa räägid 100% õiget juttu, täpselt nii nagu ma mõtlen ja jälle hea teema püstitus, et jõuame jälle Joeli juurde tagasi, et millest me räägime ja arutame, et mul on tunne, et kui loovagentuurid varem elasid nagu pisut sellist paralleelelu, et nad loovad siis oma kunstiväärtuse ja see kinnitatakse ära ja see siis kestab, siis on see kampaania või mingite perioodide lõpuni, kuna see on kinnitatud ja kõik usuvad selle headusesse, siis miks ta on paralleelmaailm on see, et me meediaagentuurina elame läbi mõõdikute. Meile pannakse, vähemalt varasemalt pandi reach'i mõõdikud, mis iganes sagedused on ju, me ise panime need on ju ja klient siis aktsepteeris või mitte. Ja jällegi, kust mina tahtsin edasi jõuda, et klienti huvita terp reach, ütle mulle, kui palju see äri mõjutab. Ehk siis see nii-öelda vahemõõdikud vahele jätta, et me saaks kliendiga rääkida ühte sama keelt, et meil oleks üks ja sama eesmärk. Et me vaataksime koos peeglisse ja tõdeks, et kas läks halvasti või kehvasti, aga loov oli alati seal nagu, et kui meedia isegi jõudis sinnamaani, et
klient eeldab, et meedia teeb kõik, et müük juhtuks, siis loov, ka online'is, miks sa ütlesid, et MBD teeb ka loov poolt pisut, et tegelikult loov mõjutab hästi palju tulemust. Väga palju, et vähemalt pool või raske öelda, et on see pool või on see rohkem vähem, aga ikkagi väga-väga palju. Mis tähendab seda, et ka neil peaks olema teatud mõõdik, et me oleme siin erinevad loovagentuuri helgemate peadega arutanud, et neil ei ole tegelikult kunagi, nad ei ole elanud mõõdikute maailmas, sest esiteks neile ei meeldi, nad on teistsugused inimesed ja neile tundub see, et nemad teevad ikkagi kunsti, millest ma saan ka aru. Aga see kunst tegelikult peab alluma mingile, ta on eesmärgistatud kunst. See, millest on öeldud, tarbekunst, seda on palju paremini öelda. Nagu Leslie on ju, kui ta tahab, siis ta läheb teeb mussi või maalib, on ju, siis sa võid teha absoluutselt, mis hingi ihaldab. Aga tarbekunst täpselt, et ta peab oma loovusega ikkagi mingit eesmärki täitma, aga eesmärk peaks olema numbriline. Ehk siis me liigume selles suunas, siis me saame mõõta, kas me liigume sinna. Ja see number ja eesmärk peaks olema kõigil üks. Ja kui meil on brändi, ma ei tea, tuntus, kaalumine, mis iganes ostuotsuse kohtades on seal mingid brändi aspektid, on see puhas müük, on see liiklus, siis see peaks olema kõigil ühine. Ja me peaksime seda ühte asja taga ajama. Aga loov on kuidagi alati sellest kõrvale jäänud ja mitte üldse nagu halvustades, vaid ma arvan, et see on ka osalt nagu loogiline, et loovinimesed ja nad teevadki on ju loovat ja ilusat ja kihvti asja. Aga see peaks alluma mingile distsipliinile ja mul on tunne, et nüüd hakatakse järjest rohkem aru saama, et see datapõhine turundus, mis on ka täna väga hägune mõiste veel, ma olen täiesti veendunud, et kui me räägime datapõhisest turundusest, siis erinevad turundusjuhid, erinevad inimesed selles turundusspektris räägivad täiesti erinevast asjast. Aga loov hakkab aru saama, et see datapõhine turundus on nii juba kinnistunud ja võtab järjest rohkem veel maad, et nad peavad hakkama sellega nagu kaasa minema. Ehk neil on loogiline, et sa ei võitle süsteemile vastu, vaid sa tegelikult lähed sellega kaasa ja kohandud. Ja see nagu loob nüüd jälle, mis sa ise välja pakkusid või teid lauale, loob selle sama sünergia olulisuse. Ehk siis me peame hakkama üksteisega rohkem arvestama, sellepärast et meil on ühised mõõdikud ja me ajame ühte asja. Et see, et loov tegi jube kihvti, ma mäletan, kui ma Trendmargis olin, alati oli see, et loov tegi oma strateegiat, ta tegi loov idee ja see sobis siis teatud kohtadesse ja meedia pidi siis selle ära planeerima. Täna juba aastaid on vähemalt meil enamus klientidega on see, et kõigepealt küsitakse meilt strateegiline sisend, on see siis sihtrühma definitsioonid, sihtrühma analüüsid, mis on meie siis kommunikatsiooni eesmärgid, et mida me tahame üldse tarbijale öelda, et ta mingit meelsust mõjutada ja siis vaatame, et okei, kus me saame öelda. Loomulikult samal ajal me ju võtame arvesse, et kui see nii-öelda teema, mida me tahame tarbija peadesse nii-öelda istutada, on keerulisem, siis see eeldab ühte formaati või ühte meedialiiki, teist või kolmandat ja loovaga me samal ajal konsulteerime. Aga täna ikkagi meilt küsitakse esimene selline strateegiline sisend, mis lähtub ikkagi väga selgelt numbritest, et meil on 4 inimest näiteks turu brändi ja tarbija uuringutes ja Analytical Alliga teeme väga tihedalt koostööd, seal on mingi ligi 15 inimest, et see kõik käib täna juba nii sellises koosluses. Siin on mitu asja, ma tahan puudutada, et ma olen kõikide käest küsinud seda ühte asja, et kas sa usud ideesse või kanalisse, et kumb tuleb ennem nagu muna ja kana, eks ole, et idee ja siis otsin nagu selle reach'i sealt, kust ma saan seda kätte või kõigepealt vaatan, kust ma saan kätte ja siis mõtlen idee. Sa võid küsida. Jah, mis sinu vastus on? Ärme ütle, et oleneb, sest me teame, et kõik oleneb. Ma vihkan seda vastust, et oleneb. Ja ma olen mitu korda seda ka väljendanud, kui ütleb mulle, et oleneb. Muidugi oleneb, aga kui me võtame, alati on lihtsam alluda mingitele distsipliinidele, süsteemidele. Ehk siis tegelikult võiks mõelda, et kui andmepõhisusele alluda, andmepõhisele turundusele, et see on üle turundajale nagu okei lähenemine, siis tahes tahtmata andmed tulevad täna meediaagentuurist. Mis tähendab seda, et alguse peab siis tekitama sealt. Samas, kui me võtame maailma parimad võidukampaaniad, võidutööd, mis iganes, siis seal on number 1 on idee. Et mina ütleks, et jah, need võiksid tulla vähemalt paralleelselt, lihtsam on alustada mingist süsteemist ehk numbritest, et anda mingi raamistik kätte ja sinna siis paralleelselt luua koos sünergias loovagentuuriga, et ei pea olema nii, et me andsime nüüd on nii ja tehke. Vaid loomulikult me suhtleme
ja arutame ja lepime kokku neid ja noh, ma olen alati öelnud, et turundus ei ole nagu matemaatika, et 1+1 ei ole alati 2. Seal on nii palju erinevaid võimalusi, mis tähendab seda, et sa pead oma partneritega arvestama. Aga ma olen veendunud, et parimad kampaaniad täna ikkagi saavad alguse suurest ideest. Ma proovin seda nagu oma peas mõelda, et noh, et kui me mõtleme suurtest brändidest ja kuidas neid brände ehitada, siis seal on nagu mingi ajajoon, eks ole, noh, et sa pead seda mingi ajas ehitama, ja mina ütlen 100% kanal, 100%, siin ei ole nagu mingit küsimust, on ju. Nüüd küsimus on selles, et tähendab, selle kanali sees peab ka idee olema, see on selge, eks ole, ilma ideeta me ei saa midagi, aga see kanal tegelikult ütleb meile rahalised ja formaadi piirangud, mille sees tuleb mõelda. Ja nüüd, mis on küll, sa ütled õigesti, et võib ka, ja me näeme Cannes'is ka, on ju, et võib olla suur idee, aga see on natuke nagu viraalturunduse temaatika, et sul võib õnnestuda. Täpselt. Aga ei pruugi, noh näiteks praegu meil on valimisperiood on ju, ja parempoolsete see kummuli keeratud auto. See on, mina ütleks, suur ühekordne idee, mis tõi kaasa ka palju probleeme neile, sest teda pole varem tehtud, eks ole, et see Tartusse on ju. Ja selle üks suur viga on see, et selle oleks pidanud kohe ära koristama. See idee oli seal, sellest tehti pildid, see katus oli olemas, nüüd ta on lihtsalt, eks ole, liiva laias ära soditud auto. Nüüd ta on seal Paldiskimaal. Aga ma saan aru, miks nad ei taha seda teha, sellepärast, et selle kulutus on juba tehtud, eks ole, ja nad ei mõtle. Aga ma sellepärast ei usu sellest, ja ma usun võib-olla teatud momendil, et kui sul ei ole tõesti üldse raha, et sa suudaks ka klassikaliste kanalitega konkurendi vastu, eks ole, võidelda, siis on su ainukene viis võib-olla selle suure idee peale mängida. Ma olen suga täiesti nõus, et ma näen siin nendel ideedel veel kahte nagu tahku, et üks on see tõesti suur selline idee, mis hakkab lendama nagu tõesti, et see on nagu kampaania üks nimetus, mis on wow, et kurat, tõesti kihvt kampaania ja sinna tekkis siis argnesid erinevad strateegilised mingid siis realisatsioonid. Aga eeldada, et sa saad iga kord leiad selle wow asja on ülimalt keeruline ja riskante, enamasti sa ei leia seda. Wow asjad tulevad harva, mis tähendab seda, et sa pead ikkagi alluma mingile süsteemile, ehk tegelikult see sama, mis sa ütlesid, et kanalid kõigepealt, et tekib mingi raamistik, kuhu me siis paneme sisse asjad. Seda, vaata, kuldmuna näitab, on ju, et mõni aasta on öeldud, et isegi raske on siin midagi välja anda nagu Grand Prixi tasemel, sest ei olnud, on ju, ja kui me ei suuda nagu leidagi nagu neid ühtesid. Nüüd teine temaatika, korra räägiks sellest, on ju, et ärid tahavad näha tulemust, on ju. Tead, mis nii kurb kui see ei ole, eks ole. Ja ma olen palju neid intervjuusid teinud, on ju. Ja ma tahtsin selle kohta öelda, et turundajad ise ütlevad idee valdavalt. Ja ma arvan, et see on natukene selline populaarne vastus, et tegelikult peaks ju ideest nagu lähtuma, on ju. Ja nad ei taha nagu tunnistada tegelikult, et seal taga on midagi muud, et idee on nagu rohkem pop öelda välja, on ju. Aga mis on minu jaoks nagu kurb tõdemus on see, et sina proovid leida mudelitega seda ärisse suhestumist, on ju. Ja tegelikult on üldse probleem palju suurem meil, et turundajad ei ole äri osa valdavalt. Ärme räägi nagu üksikutest, kes on ju, ja kindlasti osaliselt startup-induses, kus on tehnoloogias, sa pead olema seal hoopis teistmoodi asju tegema, aga põhimõtteliselt on ju. Et ma arvan, et agentuurina me oleme natuke ülehindanud turundaja rolli selles ettevõtte sees. Lember ja seal on nagu küll ja küll neid näiteid, eks ole, kes on tõesti niuke CEO-ga nagu partnerid, nad saavad aru, mis nad tegid, Lember läks sealt ära küll, aga et mis nad tegid ja nad on sul partnerid, aga valdavalt teelt ei ole ja nüüd on küsimus selles, et mitte ainult ei ole küsimus selles, et kuidas see turunduskommunikatsioon mõjutab seda, aga nad ei mõjuta ka tooteotsust, nad ei mõjuta ka hinnaotsust, mis on vaata, et kohati tähtsam otsus, ka distributsiooni otsus, eks ole, kui see osa, ehk sa mõnes mõttes üritad täiuslikud mudelid kohtades, kus see esimene osa on üldse täiesti läbi mõtlemata või täitsa suvalistes kätes. Nii et see asi töötab kõige parem olukorras, kus sa oled leidnud endale partneri, kes tegelikult on ka nagu läbivalt partner sellele. Oled sa nagu nõus siin või? Ja jälle 100%, et ma olen ju su varasemaid episoode vaadanud ka ja ma tean su seisukohta, et ja ma olen täiesti nõus, et turundus ei ole ainult kommunikatsioon, turundus on see, siis kui ma käisin koolis oli 4B, siis tuli nüüd on 7B. Nüüd on 7, vahepeal 11, 9, 11. Ma ei tea, 7 räägid, seal see process people ja physical evidence on nagu need, mis on sellele nagu 4 traditsioonist juurde, võib-olla isegi ühesõnaga ma olen suga nõus, et tegelikult tootearendus, kõik see tegelikult on ju üks nendest B-dest
et see kommunikatsioon on ainult üks osa, et jah, et kui turundusosakond võtabki ainult ühe rolli tegelikult sellest turundus, no ma tean näiteks Orklal tootejuhid tegelevad turunduse ja tootearendusega. Ja no see, ütleme, et klassikas, tähendab meil nagu toiduainetööstus, kohalik toiduainetööstus on erinev, sest seal on suudetud rakendada, vaata seal on nüüd hästi palju käinud inimesed ja nad on võtnud siis üle ja need mudelid me pressisime ära, ikkagi mina ütlen sulle, et see ei olnud ka, kui mina Kalevisse tulin, see oli kõik ju teine maailm. Ja ma lihtsalt nagu mõnes mõttes nagu jõuga võtsin selle üle, sest ma ütlesin, et muud ei ole võimalik. Aga paljud ei taha, sest see on nagu lisavastutus, noh, mis asja sa saad selle. Aga jõudes tagasi selle sinu teemapüstituseni, et turundus ei ole nii-öelda C-leveli laua taga või ta pole osa ärist. Ma siia sõites mõtlesin täpselt sama asja, et miks ta ei ole? Ta ei ole sellepärast, et turundusele pole suudetud anda sellist väärtust, mis defineeriks teda osa ärina. Ehk siis kui sa ei suuda oma investeeringu tasuvust juhatusele või nõukogule põhimõtteliselt siis väljendada, siis sa polegi osa ärist. Siis sa oled sellises nii-öelda heas usus toimiv osakond, kes teeb endast parima, aga lõpuks teadmata, et mis siis see parim on ja kas see tuleb teadlikult juhituna või see tuleb kogemuse. Loomulikult meie turundusjuhid on absoluutselt spetsialistid ja austus nende vastu, aga ma arvan, et sellest tulebki, et kui sa ei suuda oma rollile anda rahalist mõõdetavat väärtust ettevõtte siseselt, siis on hästi raske kaasa rääkida. No kuule, aga hakkame sellest pihta. Kõik hakkab nõudlusest. Kui sa oled vajaduse defineerid, kõik hakkab nõudlusest. Ja nüüd on valdkondi, kus me nõudluse numbrid saame suhteliselt hästi paika, sest nagu sul endal on turu-uuring, mis osa isegi on sees olemas. No toiduainetööstus on hea, Nielseni data on selline, mis nagu näitab, kui palju midagi müüakse. No ja siis sa tegelikult saad suhteliselt hästi, et no ma seal mingi muudatuse teen, et suurusjärku, kuhu ma nagu lähen. Et mul on see data olemas, mul on data olemas, kui palju mu konkurendid seal panevad, eks ole, kommunikatsiooni, mis hinnad nendel on, nii et kõik, mul on tegelikult mudeli jaoks super asi olemas. On väga palju valdkondi, kus seda datat ei ole, on ju, et kui ma nüüd peaks lansseerima mingi asja, ma tegelikult üldse ei tea, mis see nagu hakkab välja nägema. Ma eile olin loengus, siis ma tuletasin jälle meelde seda Kalevi aega, eks ole, kus ma tulin Kalevisse, ütleme, et tollel hetkel võib-olla keskmine šokolaad müüs seal 5-7 tonni kuus, on ju, noh, kui ma mäletan, on ju. Ja me mõtlesime, et toome kamatahvli tagasi. Nüüd küsimus on selles, et kui sa nõudlust paned paika, kas kamatahvlil on nagu keskmine šokolaad, on ju, et ta on nagu šokolaad, on ju, et noh, aga retro asi, on ju. Et okei, et uus asi, et võib-olla planeerime nagu 3 korda nii palju kui tavaline, noh 20 tonni, on ju. Ja pärast tuli välja, et me müüsime teda ju praktiliselt kas 2 kuuga 70 tonni. No ma ütleks, et ma kukkusin läbi, on ju, sellepärast, et noh, see toob ju probleeme kõigile, ostule, eks ole, planeerimisele, tootmisele ja nii edasi. Et meil on hästi palju nagu numbritega probleeme, on ju, ja noh, me saame siis seda ju kirjutada pressiteated enneolematult nagu hea, aga mina tegin oma töö halvasti, on ju. Ja nüüd probleem on hästi palju tõesti selles, et ei suudeta seda demandi nagu nõudlust üldse planeerida. Ja siis tegelikult on, vaata, see ka küsimus, aga kui palju me paneks sinna turunduskommunikatsiooni, noh, see on ju seotud selle demandi suurusega, on ju. Kui palju ma midagi toodan, palju ma protsentuaalselt sinna panen, mis toimub. Et seal on minu meelest see probleem, eks ole. No probleem on andmetes üleüldiselt, et vastuse sellele demandile annaks jällegi osaliselt mudeldamine, aga see eeldab, et sul on andmed, mida mudeldada, sest mudel töötab ju ajaloolise data peal. See data peab sul olema olemas, ta peab olema sul puhas, ta peab olema piisavalt täpne ja piisavalt õigetesse nii-öelda osistesse, et no ja, aga see on jällegi see, et vaata, et muidugi noh, me teenindamegi põhimõtteliselt suuri, on ju, et noh, et turuliidri data on näiteks teine, mis on näiteks 3., 4. või 7., 8. osa, on ju, sest 7., 8., kui tal ei ole nagu seda muud informatsiooni, mida võimalik nagu juurde rikastada, siis ta elab natuke teises mullis, tema arvab, et see turu suurus ongi selline, eks ole, et näiteks ütleme, ma just jälle mõtlesin eile selle peale, et kui ma ei teaks kohukese turu suurust, on ju, ja ma mõtlen, et meil on 1,3 miljonit elanikku, on ju. Ja mingi meil, noh, et sa vaatad, et kohukest on päris palju müüa, et selle pealt võid mingi otsuse teha, on ju, aga et ma tahaks hakata kohukest tootma, on ju. Et kui palju ma planeeriks esmasteks nagu mahtudeks kuus, on ju. Ja sul ei ole mingit ideed, on ju. Ja kui ma tudengitele ütlen, et noh, prooviga arvata ära, et mitu ühikut müüakse kuus. Sul on mingisugust teadmist või? Ei ole? Ei ole.
ma arvan, et sa oled seal targem. See on nagu miljonites, ühikutes kuus, sa kujutad ette, kui ma nägin neid numbreid omal ajal, kui ma tulin sinna, ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et meil on 1,3 miljonit elanikku, et kuidas meie müüme 3-4 miljonit ühikut kuus. Seda väikest asja, ühte asja. Ja et need on jällegi sellised asjad, mis nagu näitavad seda, et vaata, kui sa oled väike tegija ja sa elad oma data peal, siis sa võid elada mingis totaalses vales mullis, eks ole, jälle. Et siis ei ole väga kasu sellest mudelist, et ma nagu ei tea. Ei ole selles mõttes, et ega jällegi, et mudeldamine töötab ajaloolisel datal ja see järelikult midagi peab olema juhtunud, et midagi saada mudeldada, kui sellist asja ei ole juhtunud või sellel ettevõttel ei ole seda datat või pole positsiooni, et tal üldse mingi selline andmeset saaks olla, siis ilmselt ongi vaja lihtsalt ise prognoosida oma tarkuse peal. Ma ei taha muidugi üldse viriseda ja ma veel kord ütlen, et mina olen positiivne ja optimistlik, et kõik on võimalik nagu parandada ja jällegi üks põhjus, miks ma tahan neid podcast'e teha, on see, et räägime asjadest avatult, vaatame, kus meil on mured, kuidas me saame seda asja paremaks teha. Ma tahan nüüd selle atributsiooni peale minna natukene täpsemaks, mitte et siin pigistada selle mudeliga, aga et ma mäletan Teliast, Toomele käis mul ka, aga ta rääkis nagu sellest hästi palju tookord selles Kriti podcastis on ju, et kuidas rootslased tegid selle atributsiooni nagu mudeldamise ja said aru, et 15 kanalit ei ole mõtet kasutada, et lähme välja. Ütleme, et liiga avameelselt rääks ja oleks tohtinud, et jube palju raha sinna. Võta seda mujal ka välja. Aga las olla, hea õppemoment on ju. Et ma eeldan, et tegelikult sinu nagu lähenemisel või selle sama agentuuri lähenemisel te olete jõudnud samale tulemusele, et tegelikult see oleneb küll, aga et see atributsiooni mudel kindlasti näitab, et kanalite arv on mingi piiranguga, eks ole, et vaata klassikaliselt öeldi seda, et eriti traditsioonilistest, et võtame nagu põhikanalid, kui sul raha on, ja siis mingisuguseid niukseid eri sihtgruppe sinna nagu juurde, Ja ma olen ka nagu öelnud, et tegelikult kui raha on vähe, siis üks kanal ja siis mingi toetav kanal ja kui üldse on raha väga vähe, siis ainult üks kanal, et see loogika on. Et mis see nagu tegelik elu näitab, et muidugi see reach on nagu tähtis, oleneb sihtgrupist, aga põhimõtteliselt, et kas see niisuguse paljusus versus vähesus, kas nii üldse saab öelda? Saab küll, jah. Põhiline üldse, mida tehakse, põhiline viga, mida tehakse paljude nii-öelda piiratud eelarvete puhul, enamus eelarved on piiratud, kellelgi pole lõpmatuseni, aga ongi see, mida sa ütled ja mida ka Emilia väljendas, oli see, et püütakse kasutada siis või teha igal pool midagi. Et see on nagu süda rahul, et ma tegin ju seda, täna räägivad kõik Metast ja TikTokist ja ma ei tea, 3-4, et ma nagu oleks igal pool olemas. Et see viga seisneb selles, et su eelarve hajub nii ära, et sa ei ole enam kuskil. Kas see on FOMO või? Jah, see on FOMO, absoluutselt see on FOMO, et jumala õige, see on üks emotsiooni pealt turundamine. Ja mis nüüd, mida siis Telia tõenäoliselt tuvastas, oli see, et ma ei tea, 11 kanalist või palju 15, nad tuvastasid, et ala sealt viimane ots ei tööta, mis tähendas seda, et oligi see, et kanaleid tuleb kasutada piisava mahuga, et nad hakkaksid üldse tööle. Kui sa head kanalit ka alainvesteerid, ta ei hakka tööle, näiteks tele ei hakka tööle alla teatud investeeringute ja paljud muud kanalid samamoodi. Aga mudel tuvastab sinu põhimõtteliselt kõige tasuvama kanali ja optimaalse siis selle investeeringuga kaasneb ka nähtavus, ostad ju nähtavust kokkuvõttes, et mitte kokkuvõttes on vaja reklaam või kampaania nähtavaks teha. See räägib frequency'st ka, mitte ainult reach'ist. Just. See kahene. Jah, täpselt ongi see mäng seal, aga jumala õige, et mudeldamise võlu ongi ju selles, et ta tuvastab ära asjad, mis töötavad paremini ja mis maani nad töötavad. Ehk need tuleb alati esimesena ära kasutada. Ja siis hakata mõtlema, et okei, siis teen veel järgmisi asju. See on natuke nagu... Lihtsalt lõpetama mõtte, mulle meelest ära muidu. Ja mudeli puhul on alati see, et kasuta ära need asjad, mis on sul väga hästi töötanud siis optimaalse tasemeni, aga katseta alati uusi asju ka, sellepärast et muidu sa kuivatad selle siis kogu aeg väntad ühte sama asja, siis põhimõtteliselt kuivab kokku, et sa pead uusi asju sisse tooma, katsetama ja siis mõõtma neid, et kuidas nad toimisid. Ehk siis kui sa kogu aeg teed ühte sama tegevust ja sulle tundub, et see töötab kõige paremini ja sa pole mitte midagi uut katsetanud, siis tegelikult sa ei tea, äkki mõni uus asi tulnud turule, näiteks turunduses on mingi kanal, mis töötab sulle
See on umbes nagu paralleeli võib tuua, et kui mul on 5 toodet, eks ole, ja nendest üks või teine teeb nagu seal top 80 nagu, või ütleme, 2 tükki nendest toodetest teeb 80% käivest, siis ma nagu ei viitsigi neid teisi proovida. Kui ma nüüd toon uue näiteks toote, äkki see tuleb sinna 80 sisse, see on see analoog. Mis ma tahtsin sellest korra öelda sulle, see põhikanalite nagu toimimise, et see on natuke nagu Google'is esilehed, et ülejäänud on siuke long tail, eks ole, et nende keywordide vastu, et see on see sama asi, et tegelikult mingid keywordid toovad sulle selle põhilise ja et see ei tähenda, et me ei võiks kasutada lihtsalt küsimus, kas on piisavalt seda, ütleme siis rahalist katet, et oleks mõtet üldse sinna nagu minna. Nojah, Google'iga on veel see lugu, et mis mudeldamine, mis on jälle selle suur väärtus Google'i kui näiteks otsingu puhul, et tihtipeale investeeritakse otsingusse üle, kuna seda vaadatakse eraldiseisvana nii-öelda silos. Eks hästi lihtne on tõestada, et me panime Google'isse ja sealt tuli tegelikult tohutult hea tulemus. Need on need madalal rippuvad õunad või low hanging fruits, kuidas iganes öeldakse. Tegelikult, kui sa hakkad nüüd mudeliga seda asja holistiliselt vaatama, siis on erinevad offline tegevused tegelikult aktiveerivad Google'i otsingut väga tuntavalt, aga sa pead aru saama, et mis tegevused kõige rohkem aktiveerivad ja kas sul on mõtet Google'isse eraldi tegelikult sinna enam investeerida, sest see otsing võib tulemuse tuua ka ilma sinu investeeringuta, et sa pead tegelikult seda nõudlust siis kuskil nagu ütleme funneli ülemises otsas kuskil nii-öelda tekitama, sest Google'is sa nõudlust ei tekita, seal sa põhimõtteliselt close'id seda. Aga kuule, ütle mulle, kas, sa ütlesid just nagu offline on ju, aga et kas below the line on ka võimalik sinna mudelisse sisse saada, et mis nad kauplustest teevad ja nii edasi? Ja väga õige küsimus, sellepärast, et see on ju oluline osa FMCG ostuteekonnast, et sul on massimeedia ja sul on ostukoha kampaaniad ja tulekski, et küsimus on selles, et kas nende tegevuste kohta on piisavalt datat, ehk siis tegelikult võiks olla ju nii, et põhimõtteliselt sa näed kuskil reklaami on see siis, ma ei tea, online'is, teles, välis või kuskil ja sa jõuad siis ostukohta ja see paneb sulle siis viimase nii-öelda punkti või iile täpi seal, et sa teed selle ostu ja seal püüad siis close ida selle sama nii-öelda pakkumisega või kui sa nüüd suudad selle kontaktsuse ja investeeringu põhimõtteliselt endale, see koguda, et sul on see mudelisse panna, siis see on ainuõige asi, mida seda teha, sellepärast, et põhiküsimus ongi ju tihtipeale turundajatel või üldse tootjadel, et kui palju panna massimeediasse, kui palju panna POS-i ja mõni mõtleb ühtepidi, mõni teistpidi, täna private label'i puhul massimeedia, kuna sul ei ole seal brändi, siis tegelikult pannakse ju ainult POS-i, et seal tehakse see soodsama hinnaajendilise ostuotsus. Aga see tasakaal tuleb leida, aga selleks, et see tasakaal saaks leida, tuleb teha põhimõtteliselt analüüs, aga selleks analüüsi saaks teha, selleks on vaja datat, ehk sul on vaja siis millal sa mis formaatidesse oled investeerinud ja kui palju see siis põhimõtteliselt võiks olla mingit kontaktsust kaasa toonud. Ja seda siis piisavalt nagu sellise granulaarsusega, et sul on siis põhimõtteliselt nädala kaupa, ideaalne oleks päeva kaupa, aga nädala kaupa. Selle FMCG puhul on tegelikult teatud below the line on ka sunnitud, et sa pead panema, eks ole see. Trade marketingi. Ma tahtsin korra küsida seda share of voice'i. Et jällegi klassikalises planeerimises share of voice oli nagu suur osa, et kui ma tahtsin kasvada, siis ma ikkagi pidin natuke rohkem planeerima kui mu konkurendid ja see oli natuke sükene ettevaatav prognoos teiste vastu, et mis nad teevad. Ja siis ma olen alati öelnud, et tegelikult kui sa tunned oma konkurendi turundusjuhti ja võib-olla seda agentuuride punti on ju, siis sa võid suhteliselt hästi prognoosida, mis on nende vastus tulevikku, eks ole, et kas ta on konservatiivne, on selline katsetav nii edasi. Nüüd, kui sa ütled mudelit, see kõlab mulle natuke teistmoodi, kas seal üldse share of voice on tähtis ja ma kohe nagu ütlen seda rohkem, tegelikult meie kogu aeg nagu mõtleme share of voice'i nagu oma brändi, oma valdkonna sees. Tegelikult on, ütleme, vaata või kuulaja jaoks on share of voice ju kogu reklaami asjast, mida ta tarbib, ja seal sa ei suuda kunagi nagu võidelda. Et kas see on üldse nagu tähtis, et turunduse puhul ka ma tihtipeale on nagu 2 teed, et kas sa oled õudselt nagu ajevil sellest, mis konkurendid teevad ja oma tegevusi teed, või sa teed oma asja ja siis sa silmanurgast natuke teed, sest sa pead küll reageerima teatud asjadele, aga mitte alati. Mis sa ütled selle? On ja ei ole, sõltub sektorist, et me oleme näinud sektoreid, kus näiteks do it yourself'is, kus 2 kõige kangemat oma vahel ütleme välja Kaaraude ja Pau off aastaid, täna võib-olla vähem, aga pikka aega madistasid ja seal, kuna me tegime Pau offiga siis väga tihedat koostööd, siis
oli selgelt benchmark, et kui palju siis pidi olema ühe või teise, näiteks me olime siis Bauhofi poole peal, share of voice ja võrreldes enne kõike siis K-rauda vastu, ehk siis seal see balanss oli ülitähtis. Aga on teisi sektoreid, kus share of voice ei ole tähtis, sa peaksid ajama oma optimaalset rida, sest teiste näiteks konkurentide mõju sul ei ole nii otsene ja tuntav, et see sõltub sektorist ja see ei ole nii oluline, sellepärast näiteks, et kui me võtame Ülemiste keskus, keda me teenindame, siis ega Ülemiste keskus, ega me ei järgi seal share of voice'i, kui me seal mudeldame, sellepärast, et seal on oma optimaalsed nähtavused, omade nüanssidega, aga seal ei ole, et näiteks, et ma ei tea, Stockmann või Viru keskus vastu share of voice'i. Nende esimesed konkurendid loomulikult on Rocca ja Kristiine, et me loomulikult ei saa seal oluliselt alla jääda, aga paljud mudelid ja paljud sektorid on näidanud, et sul on õigem tuvastada see oma optimaalne nähtavus, mis tagab sulle selle tulemuse. Jah, kui sa tahad kasvada, siis sa pead seal ilmselt mingid sellised ohverdused tooma, on see siis nähtavust suurendama või midagi. Võib-olla on idee, mis töötab, ma olen alati öelnud, et see kuulsaks saada on hästi lihtne või nähtavaks, et kui mõni alasti inimene tänaval on, siis piisab ühest korrast ja kõik teavad, on ju. Aga kui sul on klassikalisem idee, siis sa pead ennast nähtavaks tegema vahenditega, mis on rahaliselt tihti peale. Ehk siis sa pead seda nähtavust tõstma, kui sa tahad kasvada. Aga kui sa tahad oma turuosa hoida, sul on muud või siis kasvuks on mingid teised vahendid, on see toode, turundusvahendid B-dest, üks, teine, kolmas, neljas, mitte kommunikatsioon või sama. Siis share of voice ei ole alati kõige tähtsam. Aga ma mõtlengi selles osas, et meil ongi klassikaliselt ja see on oma loogika, miks me nagu teise vastu, see K-raua näide oli sul hea, aga kui ma mõtlen see nagu puhta loogika järgi, et eks ole, tuntus on kõige alus, ja kui sul on teatud tasandi tuntus juba olemas, siis tegelikult on ainult vaja hoida seda, eks ole, sul ei ole vaja seda kasvatada. Enamustel suurtel brändidel teil tuntusega probleemi ei ole, sest nad on olnud meedias. Probleem on alati, kui sa tuled, ja by the way, et seal ei ole ju siiamaani mingit valemit, mis ütleks, et näe, nii palju investeeringut tähendab sul protsentuaalselt tuntuse kasvu nii palju, et see on nagu probleem. Aga mis on see, et kui ma mõtlen seda, et isegi kui teine konkurent paugutab tohutult määral, et kui sa ise ütlesid, kui mul see nähtavus on tagatud, korduste arv on tagatud selleks, et oma sõnum kohale viia, siis on tegelikult sõnumis küsimus, eks ole. Et kui mul on piisavalt ja toode või mingisugune promo seal tehtud, siis tegelikult ei ole vahet, palju ta kulutab. Sest ega tema võib tekitada endale ju sellega probleeme, et toimub see tüdinemus tema sellest kommunikatsioonist, et see iga euro, mida ta juurde paneb, tegelikult on tal väiksema efektiivsusega. Ja ta väsitab, pluss ta teeb suuremad kulutusi, mille tõttu on tema kas majandustulemus halvem või mina saan näiteks panna selle hinda tagasi, sest ta kulutab rohkem. Mul loogika ütleb tänapäeval seda, et mitte isegi selle vastu nii palju vaadata. Üks näide on jaeketid, et me oleme Coopist rääkides siin aastaid ka neile teinud mudeleid ja erinevaid situatsioone näinud, aga Coop on ju number 1 kett Eestis, ei tähenda seda, et need share of voice oleks number 1, kaugel sellest, täna Lidl on ju share of voice'ilt, aga on aru saada, miks nad teevad, nendel on vaja tuntust tõsta. Neil on vaja kasvada, nad on kasvustrateegia peal, kasvufaasis, aga Maxima seal kõrval on oluliselt suurem kui Coop oma investeeringutest, aga nendel ei ole sellist kasvustrateegiat, tõenäoliselt minu meelest. Et see, et sa oled number 1, ei tähenda seda, et sul peab olema number 1 share of voice või share of voice tähendab on ju nähtavust, share of expenditures on siis investeeringute osakaal. Et jällegi, et me jõuame sinna mitme peeni juurde, et sul on toode, sul on asukoht, sul on mis iganes erinevad siis osised, mis mõjutavad sinu turuosa. Ja kommunikatsioon on ainult üks osa sellest, et selleks, et kasvada, sul ei pea olema alati kõige suurem investeering või share of voice, sul võivad olla teised vahendid, toode on nii hea, et ei pea midagi investeerima üldse. No see on niisugune dream, ütleme, et seda nagu reaalsuses võib-olla, aga ma lihtsalt nagu mõtlengi, et miks mul on hea suga sellest rääkida, on see, et kui klassikaline nägemus ongi see, et me kasutame klassikalist nagu lähenemist ka meedia planeerimisel ja see share of voice või share of expenditure on sul nagu õige, et nagu see on lihtsalt neid professionaalsust taset, eks ole, seal on ju selle, et see on olnud nagu siuke alus asi, millega me planeerime järgmist aastat, on ju. Ja siis vaatame, kuulge, kas meil on seda raha nagu vastu panna. Aga seal tulebki mängu seesama mudeldamine, et meie asi täna, nähtavust me võime osta
võimalikult soodsalt ükskõik kus. See ei tähenda seda, et see toob ka mõju ärile kaasa. Ehk siis tegelikult mudel tuvastab mõju ärile ja selle siis nii-öelda parimal moel, et parimad siis nii-öelda strateegilised kooslused, et tehes seda siis juhtub see. Ja sealt tuleb siis välja see, et mis on sinu optimaalne investeeringute tase, optimaalne nähtavus vastavalt sinu eesmärkidele. Kas sa tahad turuosa kasvatada, tahad hoida, võib-olla sa tahad, ma ei tea, mis iganes, sa võid turuosaks kaotada, aga sa oled tohutult efektiivsem, kasumlikum. Just nimelt, ega seal on ka turunduslik eesmärk, et kas ma tahan nagu rohkem raha teenida just. Nagu seal omale ebitasse või siis ma pean ära andma võib-olla. Täpselt. Ja mudel tuvastabki need kohad siis, et kuidas vastavalt siis eesmärgile käituda. Klassikalisel meediaagentuur ostab lihtsalt nähtavust, eeldades, et jah, tele annab ja videoformaat annab kõige tugevama impacti, aga kõige tugevamat impacti ei olegi vaja tihtipeale, sellepärast et võib-olla sa ei taha mingit pikka lugu rääkida, võib-olla piisab ühest lausest, mida sa välimeediasse panna, et kuivõrd brand safety on olnud sinul nagu teema, et kliendid on tulnud öelnud, et see tuli see klassikalisest Google'i 3. sellest third party networkidest, kus siis sattusid mingisse suvalisse konteksti ja siis saadi aru, et tegelikult premium pinnad on nagu ikkagi teema, et on rohkem kaitstud, samas ma olen nagu mõelnud selle konteksti puhul klassikalises, ma ei tea, oled teles ja oled seal mingisuguses mõrva saate kõrval, on ka kontekst kehva. Palju te seda üldse nagu teemana üleval hoiate või on see üldse? Täna ei ole väga palju, sellepärast et Eesti on üldse selles mõttes turvaline koht, sest meie meediamaastik on üsna lihtsakohaline. Et see tuli olulisel määral pilti sõja alguses, et siis igasugused Google'i võrgustikud, nende kaudu võis sattuda nende artiklite või sõnumite piltide kõrvale, kus ei tahtnud olla. Täna seda teemat otseselt ei ole, sellepärast et meil on white label listid ja asjad, et me oleme selle ja juba siis väga kiiresti me reageerisime ja turvasime ära selle poole. Täna üliharva. Sõja teemal, et Vene meedia muidu tavaliselt 30% kogu eelarvest on ju protsendid siia-sinna, eks ole. Kus me täna oleme? Mul on niisugune tunne, et see on niisugune tabu teema, et turundajad ei oska ise ka sellega midagi peale hakata, et saavad aru, et tegelikult kogukond on nagu suur, kes siin elab, aga nagu ei tohiks ka teha ja ei tea ka, kuidas teha. Kusjuures hästi palju on mindud selle peale ja valdavalt, et venekeelset reklaami ei tehtagi enam, et kõik on eesti keeles. Aga Vene meedias? Isegi kui seda on Vene meedias, aga Vene meedia selles mõttes on hea küsimus, et see skene või maastik on täiesti muutunud, et kui varem oli see, et meil oli Vene telekanaleid oli arvestataval määral, et nüüd ei ole neid, siis mida me teeme on see, et vanasti oli tõesti, et vaatame kogu siis reach'i ja sagedust, ehk siis mida me siis taga ajame ja siis paneme 30% siis Vene meediasse, et eeldades, et siis see katab siis selle Vene-poolse vajaduse ära, siis täna tegelikult sellist ühtset valemit ei ole, et pannes, ma ei tea, nüüd sinna Vene meediasse nii palju, siis me saavutame nähtavuse venelaste hulgas see ja see, et ehk me tegelikult mõõdame eestlaste puhul reach'i eraldi ja eestlastele on pisut oma strateegia ja nüüd, kui me tahame venelasteni jõuda veel eraldi, täna väga palju venelasi vaatab ka Eesti kanaleid, on õnneks nii palju integreeritud, aga kui me tahame neid, kes ei vaata, siis tegelikult seal me hakkame kokku klopsima siis seda reach'i erinevates kohtades, ei ole telekanaleid piisavalt, et üksi toimiks, ei ole raadiokanaleid piisavalt üksi toimiks, et siis kombineerid seal tele, raadio, välimeedia, online'i vahel, et saavutada siis, kui sa teadlikult tahad seda Vene reach'i saavutada. Programmatic, et mingi moment oli see ka nagu hästi kuum, et läänes see ammu oli ja siis ikkagi nagu tuli ja kuivõrd ta on meil juba nagu planeerimises sees, kas see ongi see niisugune hügieeni teema, et tegelikult Programmaticut kasutatakse? See on hügieeni teema, et sellest ei saa üle ega ümber. Aga nüüd tegelikult ei ole ju see niimoodi, et kõikide meediatüüpide puhul see nagu toimib, eks ole, et on valdavalt ju digiplatvormide puhul ja et kas ta võiks olla ka teiste puhul juba sees? Ja mis takistab? Ma arvan, et tehnoloogia, et kindlasti väidetakse, et ta tulebki, on ju. Ma ei näe, et ta Eestisse oleks veel jõudmas, nagu sa ütlesid, et Eesti on 10 aastat võib-olla USA-st maas, Skandinaaviast võib-olla 2-3-4 aastat, aga Programmatic võib-olla on ta kõige lähemal täna, mis on tehnoloogiliselt võib-olla võimekamad, on välidigi, tele, aga mitte lähiaastatel. Kas see on sellepärast, et kuna turg ei kasva, siis tegelikult ei nähta nagu põhjust siia investeerida selle tehnoloogia arengusse, et see nagu suudetakse ära ja vaadatakse, et see tehnoloogia nagu panustus nüüd, versus see inimeste palgad selles valdkonnas, et see nagu ei add up'i või?
no just, et siin ei ole piisavalt innovatsiooni, ei ole, miks ei ole innovatsiooni, põhimõtteliselt keegi ei maksa seda kinni. Et mis on minu jaoks jälle natukene, ühest küljest on see võimalus, teisest küljest on murekoht üldse nagu meediaagentuurid kui sektor, et kui me räägime, ma olen aastaid püüdnud olla eeskõneleja või osaliselt, ma olen JCDecaux utsitanud ja Megameediat ja kõiki neid, et välimeedia on väga datavaene. Et see data, mida täna seal antakse, ei ole piisav, et meie meediaagentuurina tunneksime, et seda kasutades looksime nüüd tohutult palju lisaväärtust, et hakake arendama sinna mingeid lahendusi ja JCDecaux nad on juba aastaid pakkunud minu meelest väga arvestatavat lahendust. Aga nüüd teine pool, seal on Megameedia, Clear Channelid ja kõik teised olulised mängijad, neil on nüüd oma metoodika, mida nad välja töötavad. Aga vähemalt töötavad välja, et Sa viitad sellele, et nagu kunagi oli raadio puhul ja trükimeedia puhul, trükimeedial oli ka muidugi tiraažid, aga et ütleme, et tuge ja päevikud, et nagu tegelikult meil ei ole selleks nagu real time, nagu on telekanalite puhul, et me nagu näeme, mis toimub. Täpselt sellele ma viitan. Ja õnneks on nüüd välimeedia siis kanalid või omanikud aru saanud, et välimeedia ei kao kuskile, vaid on üks ülimalt oluline osa meedialiikide konkurentsist. Aga selleks, et ta veel kasvaks ja oleks elujõulisem, on vaja sinna statistikat juurde ja nüüd nad töötavad selle kallal. Aga ma olen alati neile öelnud, et kui meediaagentuurid ehk meie maksame Emorile, maksame tele ja raadio ja mõne muu uuringu eest, selleks, et väärindada, lisada väärtust oma tööle, ehk siis teadlikumalt planeerida ja luua väärtust siis kliendile ja pärast analüüsida, et mida see, ma ei tea, teatud siis nähtavuse mahtude ost tõi ärile kaasa. Ja saada siis ka kompenseeritud tagasi, kui vale planeerimine. Just, aga et ärge, te ei pea võtma seda investeeringut ainult enda peale, et me ju maksame tegelikult telede ja raadiote ja muu meedialiikide uuringute eest juba aastaid algusest peale. Et mina initsiatiiviga olen valmis maksma ka välimeedia uuringute eest, et nad ei pea üksi seda kinni maksma. Just selle eesmärgiga, et kliendile tänu sellele anda tugevam teenus, teadlikum välimeedia planeerimine ja siis seda analüüsida ja mõõta, et mis ta siis väärtust omas. Eks nad, ma tean, käis ju siin ka rääkimas sellest, et kuidas nad on teinud ja eks nad annavad ennast parima, sest seal oleks muidu lahendus küll, paned kaamerad, aga see isikutuvastuse teema on probleem, eks ole. Seal on erinevaid muresid. Ja et eks seal on väljakutsed. Baltikumi teema, ütle mulle, kuivõrd üldse meie kliendid, rahvusvahelised on eraldi teema, eks ole, aga palju meie kliendid üldse vajavad läbi Baltikumi ühtset planeerimist? Lihtne vastus on, ma arvan, et ei vaja, sellepärast, et enamus kliente on ikkagi väga lokaalsed, vastutavad ise oma teenuse eest. Küll aga on teatud kliente, meil näiteks on Benu apteegid ja mitu teist pigugrupp, kus on Kaup24 ja Hansapost, et kus me tegelikult jälle jõuame mudeldamise juurde, et neil on Baltikum üks turg, neil on eelarve üks ja nad annavad meile, ütlevad, et esiteks öelge, et meil on selline äri eesmärk, et kui palju me peaksime investeerima Baltikumis ja mis riikidesse, et see ei ole niimoodi, et Eesti saab 25, Läti saab 25 ja Leedu 50%, et see on liiga lihtne, liiga meelevaldne, seal puudub nagu sisulisem tegelikult teadmine. Ehk siis sellistel juhtudel, kus juhitakse üle Baltikumi äritulemust, sellistel juhtudel on ülimalt vajalik, et sa juhiks ka seda meedia eelarvestust siis ühiselt, et seda ei panda kirvega ja jagatakse ka tegelikult know-how'd, et ega meediaagentuuril, ma arvan, üks oluline asi on see, et teada, et okei, kuidas teised teevad, mis asjad töötavad, mis ei tööta, sellepärast, et ise üksinda välja mõelda asju ei pea alati. Ma arvan, et Eesti on selles mõttes heas kohas, et me oleme muust maailmast turunduse mõttes või meediaagentuuri kontseptsiooni mõttes ikkagi maas. Kui sa oled piisavalt mees, mine vaata, mis teised teevad, tee järgi. Teisest küljest head testturud, et ei ole liiga suured investeeringud, et saad igast asju testida. Aga see Läti-Leedus teil on tegelikult nagu sõsaragentuurid, võiks öelda, eks ole. Põhimõtteliselt me Läti initsiatiiv Leedu, jah. Et selles mõttes, kui sa igapäevaselt nendega nagu suhtled, nad on sul nagu kolleegid. Nad on mu sõbrad. Me Lätis oleme number 1, Eestis oleme peaaegu number 1, see pole meil eesmärk, Inspired on number 1,
ja Leedus oleme top 3 ja päriselt nende juhid, võib-olla see ongi meie sellise edu võti, et me päriselt oleme sõbrad ja me jagame kõik järjepidevalt. Aga ütle, kas tänapäeval oleks võimalik sul meediaagentuuri pidada ainult ühes, et sa ei tee Lätis, Leedus? See on see mõte, eks ole, vaata, et kui klient... Et oleneb siis kliendi nagu, et siis sa mingit kliente lihtsalt... Sest nagu meil ju üle Baltikumi kliente on võib-olla 4-5 tükki, et keda me teenindame siis kõigis 3 riigis. Aga sa ei näe seda kasvu või? Ma olen turundajate käest küsinud, ma üha rohkem nagu näen, et tegelikult vaata üldse, kui meil ettevõtted kasvavad, siis suurem tõenäosus on, et see kasvab Baltikumi sees, kui lähevad Skandinaaviasse või kuskile majale. Jah, me ise panustame ka sellesse kasvu, et kindlasti saab hakkama ka lokaalselt, aga elujõulisem on olla ikkagi üle Baltikumi, et me ise panustame. Kindlasti me kasutame argumendina seda, et me oleme kõigis 3 riigis ühtlaselt tugevad. Meie käekiri, metoodikad, me on põhimõtteliselt üks ühele. Me teeme ühte sama asja, mitte see, et Eesti on siin tugev, Läti kiratseb ja Leedu teab, mis teeb. Ei saa üldse oma läbi. Et kui sa nüüd nagu oma sõpru natuke hindad, aga et ma olen turundajate käest küsinud, et kuidas meil praegu üldse on turgude erinevused, et mis te omavahel sõpradena räägite, et mis turg praegu juhib? Kogus, ütleme nagu ärikliimas selles, kuidas asju tehakse, kasvatakse, et me teadsime, et kunagi oli Eesti. Kas Eesti on still number 1 Baltikumis või on Leedu juba nagu üks? No Leedu on oma, ütleme, hoo poolest kindlasti praegu, majandus on nii heas seisus tänu Poolale ilmselt suuresti, on kindlasti palju tervemas kohas kui Eesti, Lätil läheb jälle paremini kui Eestil. Analüütilises mõttes, ma mõtlen nüüd turundus, advanced analüütika mõttes veab seda Eesti ehk meie veame kogu seda skeenet just analüütika lälli kaudu. Ehk siis meie analüütika lälli teeb teenust Lätti ja Leetu ja siit tuleb see know-how. Aga kui võtta nii, nagu sina omal ajal Londonist tõid, et kas turundaja on Leedus rohkem valmis täna, kui on Eestis mingi aeg või on veel halvemas situatsioonis? Leedukad on natukene selles mõttes veel tahavad nügimist. Et ma ei oska öelda, mis on selle põhjus ausalt öeldes, et kui Läti ausalt öeldes võtab seda sama advanced analüütikat järjest rohkem endasse ja lendab kuidagi paremini, siis Leedu kuidagi veel mitte. Loodame, et jõuab sinna. Aga ma ei oska öelda ausalt, mis selle põhjus on. Ma lihtsalt nagu tahan tunnetust teada, et ega see... Tunnetuslikult Leedu on nagu klassikalise meediaanalüütika ja meediaplaneeringu ja meediastrateegiate loomisel väga tugev. No ja seal on natuke meedia, need kanalid on ka, et võtta Eestis ei ole see tele nii tugev näiteks, kui eks ole on Lätis või Leedus, eks ole, see on kuidagi ajalooliselt tekkinud. Korra kliendist räägiks või klientidest räägiks või et mis on sinu jaoks siuke unistuste klient, et sa saaks head tööd kliendiga teha, et tuleb sisse, et mida sa tahaks saada? Meil on mitu neid päris palju ma nimes ei ütle, aga hästi lihtne on defineerida. Klient, kes ütleb, mida ta tahab, mis on ta äri eesmärk, ja kes toob laua taha loova, meedia, PR-i, kõik olulised osapooled ja räägib nendega kõigiga koos, et kuhu me tahame jõuda. Sest igal ühel on kindel roll ja kõik me töötame sünergias ja koosluses. Et see eesmärk on esimene tegelikult äriline eesmärk, sest meie ju turundajatena ja analüütikutena proovime siis aru saada, et mis roll on äri eesmärgi täitmisel brändil. Kus bränd positsioneerub, mis on ta tugevused, mis on nõrkused, mis on ta kasvukohad ja sealt hakkab see tegevuste jada hargnema. Kõigepealt on vaja aru saada, et kuhu me üldse jõuda tahame ja teha seda läbipaistvalt, et päris mitmed kliendid meil täna teevad seda ja kui ma enne alustasin, et Trendmarkis töötades Saku ei andnud meile müüke, siis meil pole täna mitte ühtegi klienti, kes ei annaks meile müüki, kui me küsime. Et see on natukene sinu juba selline nagu, ütleks, ma ei ütle, tingimus on võib-olla palju öeldud, aga et sa oma tööd saaks hästi teha, ta peaks tegelikult jagama, et kui ta tahaks tulla, et siis peaks ta nagu mõtlema läbi. Loomulikult kõik kliendid ei küündi oma eelarvete ja võimaluste poolest sinna selle kõige advanced analüütika sinna tasemele.
et me teeme ka klassikalisemalt asju, aga ju meie portfell on moodustunud siis teadlikult nende klientide poolt tehtud valikute läbi, et nad ise teavad, et meilt nad saavad seda ja siis nad tulevad siin. Kuule, kas selline lähenemine välistab konkurentide teenindamise ühes agentuuris, et MBD-s pidi olema sees päris palju autovaldkonna konkurentest, teistes koostes ei ole, on ju. Ja klassikaliselt justkui nagu splititi agentuure sellepärast, et rahvusvahelised kliendid ei saanud konkurendid olla. Kas see on üldse teema või ei ole teema? Eks ta ikka on teema natuke, et kuna jagavad juba andmeid, siis on nagu suurem küsimus. Jah, on teema ja me ikkagi arvestame sellega, et älli loomulikult ei saa sellega selliselt arvestada, sellepärast et see ärimudel ei saa püsida. Kui me võtame Eestis kas või pole piisavalt kliente siis. No just, et sa võtad, sul on jae, tohid jaest siis ainult ühte klienti teenindada, siis sul on, ma ei tea, ravimid, siis on mingid FMCG mingid tootjad. Saab rida jube kiiresti otsa ja sa ei saa rahaliselt lihtsalt teenust kvaliteetselt pakkuda. Kuule, räägitakse mingisugusest omavahelisest keemiast kliendi ja agentuuri vahel on ju, et need chemistry meetingud ja asjad, et mõlemad pooled kusjuures räägivad sellest. Kas sa kirjutad alla, et see on tähtis või? Kui minnakse kliendi suhtesse, et leida see ühine nagu mingi tunnetus? Ma arvan, et see on oluline, et kas ta nüüd kõige olulisem on. Ma arvan, et me peame hästi läbi saama, me peame üksteist usaldama ja piisavalt üksteisele meeldima. Kas me peame üksteist armastama? Ilmselt mitte. Et ma arvan, et ükski inimene ei hommikul ei taha tööle tulla selle mõttega, et kurat, ma pean jälle nendega suhtlema. et võt siis on jama, aga ma arvan, et me peame piisavalt üksteisele meeldima ja me peame piisavalt üksteist austama, et teha head koostööd. Et me ei pea olema parimad sõbrad, aga mingi level peab saavutatud olema. Vaata, paljud turundajad ütlevad, kui ma küsin agentuuri kohta, et kes nad on sinule, on ju, ja siis ütlevad, et nad on minu meeskonna pikendus, on ju. Ja siis ma mõtlen, et okei, aga teisest küljest sellel meeskonnal on nagu omad eesmärgid ju ka, ärilised eesmärgid ja tegelikult, et kas ta on siis natuke nagu maatriks juhtimise loogika, et kuidas sina seda vaatad, et kui need kaks omavahel töötavad koos, klient ja partner? Muidugi ideaalis tahaks arvata, et me oleme ju, et aga osalt nagu on, osalt ei ole, sellepärast, et igal turundusmeeskonnal, kliendi poolel on nii palju muid asju turunduse mõistes teha, et meedia ei ole alati kõige tähtsam, et sul ei ole kogu aeg nendega midagi rääkida. Aga nendel hetkedel, kui meedia on oluline, siis ma arvan, et see avatus, eesmärkide jagamine lõpuni, äri, ma ei tea, käiveteni, marginaalideni välja jagatakse meiega. See tegelikult on ju põhimõtteliselt investeering, nähtavus, liiklus, käive, kasumlik käive, et kõik see jada tuleb meil läbi teha, me peame arvestama sellega, et oma tegevusi siis efektiivistada. Et kui sa oled sellises vereringes juba, siis sa pead olema osa tiimist. Jah, sa ei pea olema selline iga päev, et sa oled nende kontoris siis laua taga, aga põhimõtteliselt sa toimid nende rütmis, nende KPI-d ja nende eesmärkide raamistikus. Ja sa natuke kirjeldad mulle nagu advokaadi tööd, on ju, et mõnes mõttes advokaadi huvi, on muidugi ta on mingi avanda andnud ka, eks ole, aga põhimõtteliselt on see, eks ole, et ta kuulab, ta hoiab seda saladust, ta juhib seda klienti läbi nende seaduse pügalate, on ju, natuke sama asi, eks ole, jah? Kindlasti. Sest ega seesama konkurentsi teema, et ega ju kõik, jällegi, et turundus ei ole nagu matemaatika, et 1+1 ei ole alati 2. Mis tähendab seda, et on erinevaid lähenemisi ja ikka kliendid eeldavad, et sinult tuleb talle just see kõige parem lähenemine, et jah, ja selleks, et partner olla, seesama väärtus sa tõid teemaks, mulle väga meeldib see sõna, et ma ise praktiliselt igapäevaselt mõtlen, et mis on meie väärtus kliendi jaoks teenuse mõttes. Ja ma küsin ka meie inimestelt oma vestlustes, face to face'ides, et mis sa arvad, et mis on sinu väärtus sinu kliendi jaoks, et kui sa taga suhtled, mis ta mõtleb sust? See on super mõte, ma jälle tudengitega seda räägin, et te mõtelge juba maast ja madalast oma väärtuse peale, mis väärtust te hakkate tööandjale pakkuma, et kus te tahate tugevad olla. Hea, et sa tõid töötajad sisse, et sa oled tegelikult ju agentuuri juht. Et üks on see, et sul on kliendid ja sa pead nendega seal hakkama saama ja strateegiad ja kõik see sisuline pool on ju. Aga teine on igapäevaselt, ma vaatasin viimaselt, sul on umbes 18 inimest, eks ole, mis vähemalt teadmik näitab on ju.
no ütleme. Pisut rohkem, aga jah, teatrik. 20 pluss juures on ju. See on paras hulk inimesi Eesti tingimustes on ju. Kui sa inimesi otsid, mille järgi sa otsid inimesi? See on kardinaalselt muutunud läbi aja, et alguses kui me alustasime, siis me ei olnud keegi, ehk me ei saanud lubada endale valikut. Kõik, kes tulid, on tere tulnud. Kõik põhimõtteliselt, kellel oli vähegi oskust, õnneks oli Tanel Voorel seal, kes super kogenud inimene aitas meid ja tuli häid inimesi. Täna me ikkagi hästi palju lähtume inimese sobivusest ehk tema mentaliteedist, arenemisvõimalusest ja inimlikust sobivusest meie seltskonda, sest ega meil on tohutult tugev ütleme, ettevõtte kultuur, omapärane, aga hästi tugev, me iga hommik ma tahan tööle minna päriselt ja ma tahan inimestega kokku saada, ma tahan seal olla ja ma julgen väita, et kõik see sats mõtleb sarnaselt. Et me laseme tegelikult oma tiimil neid vestlusi teha enne, kui me otsustame, sest tiim tunnetab, et kas tekib see sünergia keemia. Jah, loomulikult oskused on olulised, aga täna meil on õnneks võimalus valida inimesi enne kõik sobivuse järgi ja loomulikult oskused on hästi olulised, aga oskusi me saame sinna peale kasvatada. Sest meil on spetsiifilised oskused, meil on spetsiifilisem käekiri võib-olla, et me ei näe täna, et päris valmis inimest nii või naa kuskilt tuleks meil. No seda ütlevad teised ka ja see on selge, et et ütleme ka, kui meie õpetame reklaamikaid, et meedia on nii spetsiifiline asi, me räägime, aga meedia planeerimist me sellisel kujul me ei saa ette valmistada, lihtsalt see kava ei kannata. Sa kunagi nagu nii ilusti panid endale, et võt seda asja, kui ma teeks seda asja meediaagentuurina, siis ma tahaks seda asja teha. Sul on praegu enda jaoks ka pandud mingisugune, ma ei ütle 5 aastaku plaan, aga selline nagu mingi uus stream, mida sa nagu näed, et tegelikult ma ei mõtle isegi väljaspool sellest, aga selles seespool selles äris, et sinna ma tahaks jõuda selle äriga. Ma ei ole kunagi ja ma olen seda korduvalt kõvalega välja öelnud, püstitanud numbrilisi eesmärke või positsioonilisi eesmärke. Ma olen alati lähtunud väärtusest ja protsessidest ja inimestest, et kui need on paigas, siis tulemus tuleb reeglina järgi ja tihti peale kiiremini, kui sa oskad. Aga ma mõtlengi, ma ei mõtleks, jaa. Aga su küsimusele vastus jaa. Praegusel hetkel ma näen, et kogu meie, see, mida sa ka ise mainisid, et see turundusagentuuride on siis loov meedia, digiagentuurid, et see on piisavalt suures kiires muutuses, et jah, ma defineerin initiatiivi praegu oma mõttes ringi, otsin uut nii-öelda initiatiiv 4.0 või 5.0 lähenemis, mul on mõtted ja mul on järgmise 5 aasta mõte on olemas, aga mitte see, et kus ma tahan olla nagu äriliselt, vaid teenuse sisuliselt. Just. Kuule, aga korra selle Meta ja Google'it ka tahaks puudutada, et kuidas sina seda asja vaatad, see on nagu paratamatus või et Eesti meedia vaatab nagu väga valulikult seda, et nii palju raha läheb välja ja midagi ei tehta ja maksud ja kõik muud. Kas sa vaatad pragmaatiliselt seda situatsiooni? Ma vaatan pragmaatiliselt, et see teema on meil ka tulis olnud laual meediaagentuurid ja siis nii-öelda ümarlaual, et tuli eestvedajad küsisid, et mis teil meediaagentuurides, mis mured on? Paljud teid välja, et rahvusvahelised kanalid on mureks, et raha läheb sinna ja sealt me ei teeni nii palju ja nii edasi. Minu jaoks see ei ole mure, asi, mille pärast ma muretseksin, sest ma ei muuda seda. See on paratamatus, et meil on vaja vastavalt sellele siis oma teenust kohandada, et ta on meil nii-öelda osa teenusest, ta oleks siis piisavalt väärtuslik, looks väärtust, et me sellega suudaksime kliendile midagi lisaks tekitada, et sellest ka raha küsida. Küsimus ongi see, et mida sa siis selle trendi või muutusega peale hakkad, et ega me seda ei murra. Et loomulikult Postimees, Delfi, Õhtuleht, kohalikud kanalid on olulised, aga seal on ka omad piirangud täpselt, et see on paratamatus ja sellega ei ole mõtet võidelda. Lõpetuseks ma alati küsin tehisintellekti kohta, sa juba mainisid, et mudelis te kasutate teatud algoritme, eks ole, aga mis see üldse tähendab sul meedia planeerimises? Kas midagi tähendab juba praegu ja kuhu sa arvad, et see nagu läheb lähi 2 aasta jooksul? Rohkemat pole isegi mõtet küsida. Ja täpselt ei olegi mõtet rohkemat kaugemale ei oskaks iialgi vastata, et ega need ju
globaalsetes on ta ju sees, ega need algoritmid ongi tegelikult ju AI. No programmatik tegelikult oma olemuselt juba ka omas neid asju. Just see ongi see, et ta otsib siis neid sarnaseid ja need valemid käituvad vastavalt, et jah, Advanced Analyticas me juba kasutame, ehk siis Analytical Alley platvormil on masinõppe AI sees. Meedia planeerimises me täna ise otseselt ei kasuta, me otsime seda võimalust. Kas see on jälle kosti küsimus, kulu küsimus või? Täna isegi ei oska sulle öelda, sellepärast et ma arvan, et kosti taha ei jää see. Muud, lihtsalt on raske leida, mis see nagu õige asi mis on. Mis see lahendus on täpselt, et kas see täna need protsessid, mida me meedia planeerimiseks, näiteks kui me telet planeerime või ükskõik mis meedialiiki, kas need on asendatavad robotiga ja kuidas see siis peaks olema lahendatud, et me täna otsime neid kohti, sest põhimõtteliselt on see, teoreetiliselt peab olema see tehtav. Aga praktikas meil ei ole vastust, aga jah, me otsime neid kohti, samamoodi igasuguste kokkuvõtete tegemine, et kui sul jooksevad raportid sisse, siis AI tegelikult peab suutma, kui sul on sellised failid, mis on siis masinloetavad, siis AI peab suutma tegelikult need numbrid ju läbi analüüsida ja sellest teha kokkuvõtte, et ei pea meedia planeerija või keegi analüütik neid raporteid kirjutama ise. Ehk siis need on kohad, kus me otsime, täna vastust ei ole. Vaata, see on huvitav moment, et kuna ma küsin jälle seda küsimust ju kõikidelt on ju, ja turundajad nagu ise ka ei kasuta väga palju, ma ütleks, niisugune klassikaline chatiga midagi teevad on ju, aga ootus on, et agentuurid kasutaks. Et nad nagu, see on natuke mulle sarnane, nagu mõelda, et Facebook tuli, siis need fännide kogumised tegelikult nagu peaks tegema, et neil nagu ootus on olemas, nad lõpuni ei oska seda nagu sõnastada, mis see ootus seal on. Ja eriti nagu, mis puudutab nagu creative agentuure on ju. Ja samas creative Joel ütles, eks ole, et tema ei vaata, sest seal pole veel äri, eks ole, et raske on seda mudelit teha, et tekib jälle selline nagu loll ülemineku aeg on ju. Või Widerfeldi episood tuleb kohe välja meil. Jälle ennem sind tuleb välja ja siis Widerfeld ütles, et tal üks klient tuli ja ütles, et tal on sellist lõpptulemust vaja, ta juba teab täpselt, aga ta ei oska prompti teha, palun teed prompt mulle. Ja siis ma mõtlesin, et päris huvitav see kohta läheb reklaami nagu tööstus, et et sa pead selles asjas, see on nagu natuke juba nagu siukene mingi photoshopimine. Ma loova osas ei oska kaasa rääkida jah, et ma tean, et neid pilte on tehtud 6 sõrmega igasuguseid, aga meedia kontekstis, meediaagentuuri kontekstis jah, me otsime, aga me ei ole leidnud veel sellist, et meilt üks klient on öelnud, et niikuinii teete ju AI-ga pooled asjad, kui mitte täna, siis varsti. Ausalt ei tee veel. Aga ma mõtlen, et vaata, et miks ma seda küsisin ka, et kas sa teed ka mingit creative osa, et kui MBD teeb, et see tuleb nagu kanali põhiselt ja eriti kui vaadata näiteks Meta või Google'i reklaame, et jällegi Joelile tuginedes, et eks ole, Joel ütleb, et see ei ole reklaam ja ma olen nõus, mingis osas on see ju mingi lihtsalt pane ja algoritm siis topib omavahel kokku. Et siis on jälle küsimus, mis see creative agentuuri osa seal on, et mõnes mõttes võiks selle ise ära teha, et kas sinul agentuurina tegelikult ikkagi see, ütleks siis nagu Eesti meedia või traditsioonilise meedia osakaal on veel nii palju suur, et sul ei ole nagu vaja sinna nagu minna, et kus oleks see puhas. Ei trügi sinna absoluutselt, et meil on õnneks väga head partnerid, meil on koostöö loovatega väga hea, ma arvan, et see tekitaks ainult probleeme meile endile ja me ei ole ka, see eeldaks täiesti uut mehitatust, minu kompetentse, mida mul ei ole, me peaks looma midagi täiesti uut, et me ei trügi sinna. Küll aga me jällegi arutame loovagentuuridega, kuidas paremini teha ja jälle tagasi selle mõõtmise, et meil oleks üks mõõdik, millest me kõik lähtume ja nende distsipliinid või tegevused alluksid ka sellele mõõdikule, et nad saaks aru, et kui on tuntus eesmärk, siis me mõõdame tuntust ja teeme seda selleks, teeme teatud tegevus, kui meil on, ma ei tea, brändi consideration või positsioneering või mingi muu, või kui meil on müük või liikluse tekitamine, siis see kõik allub ühele asjale, et ma arvan, et seal jõuda arusaamale ühtsele, et ka loovagentuuride meeskonnad võtavad selle omaks, seal on veel tegevust küll. Kuule Indrek, aitäh, et sa võtsid selle aja, et väga põnev oli, me rääkisime väga paljudest teemadest, aga me olime õnneks meedia piirides, on ju, et meil läinud sellest, on ju, et aga igal juhul väga palju huvitavat sai siin enda jaoks kõrva taha pandud. Mul oli ka väga huvitav, tänud. Ja teistele kuulajatele, siis vaatajatele, järgmine episood jään jälle eetris, nii et tulge kuulama ja vaatama, nägemist.